mis siis ikka, siis me salvestama ei pane, aga siis kas äkki... Holger Ehrlich sai panna salvestama. Kui tore. Jaa, väga hea. Aitäh, Holger. Ja. Siis saab pärast vajalikke märkmeid teha. Aga siis hakkame siis pihta, et tänan kõiki, kes said tulla ja tõesti selle kutse saatis laiali Sulev Liivik, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja. Ja selle koosoleku eesmärk oli siis võtta kokku ühe laua taha need omavalitsused, kes maa maksustamishinna ja sellega seoses ka maa maksustamise reeglite muutumise tõttu ühel või teisel viisil kaotavad oma sissetulekutes. Praegu peaks olema niimoodi, et 19 kohalikku omavalitsust on neid, kelle maamaksutulud vähenevad. Ja me oleme seda teemat nüüd mitu korda arutanud nii ministeeriumi kui Maa-ameti osalusel. Ja see koosolek ongi siis selleks, et kõigepealt et me saaksime siis kõik aru, et millest selline tulemus tuleb. Üldine teadmine oli selline, et kuna ümberhindamise tulemusena maa maksustamishind tõusis oluliselt, et teoreetiliselt oleks pidanud ju kõigil hästi suured laekumised olema, selge see, et siis tehti ümber maa maksustamise reeglid ja tõmmati alla maksimaalset protsenti ja samuti seati ka piirang maamaksu tõusu osas. Aga osadel omavalitsustel siis nagu näeme, oli mõju vastupidine, ehk siis maa maksustamistulu vähenes ja mõnedel ka päris suures summas, mõnedel väiksemas summas. Ja täna siis räägime need asjaolud lahti ja Maa-amet on meil siin põhiesineja, Veronika Ilsjan räägib meile siis kõigepealt sellest, et mismoodi tekivad need maa maksustamishinna langused või siis tulu vähenemine mingitel konkreetsetel aladel. Ja siis saame ka rääkida sellest, et kuidas seda negatiivset mõju leevendada. Ja Veronika räägib meil kõigepealt ja pärast siis Maa-ametist Mirja Luik ka veel lisaks, mis puudutab ka konkreetselt sihtotstarvete muutmist. Ja mina olen siis Neeme Suur, olen regionaalministri nõunik. Täna siis modereerin seda meie tänast koosolekut ja kui on siis küsimusi, siis saab neid esitada nii suuliselt, siis kui me küsimuste juurde jõuame, kui ka saab ka siis vestluses kirjutada mingi küsimuse. Ja me katsume ajaga saada 2 tunniga hakkama. Oli planeeritud meil 10-12. Kui asjad saavad varem selgeks, on tore, aga katsume 2 tunni sisse jääda. Ja siis juhul, kui meil jäävad üles küsimused, siis ma loodan, et siis Veronika ehk siis fikseerib neid küsimusi või siis teie omadest keegi. Et juhul, kui jäävad üles küsimused, millega on vaja edasi tegeleda või mis vajavad konkreetset vastust, et keegi peaks nad lihtsalt kirja panema, et nad saaksid siis vastatud ka. Juhul, kui on mingisugused sellised küsimused, millele me praegu siin koheselt vastust anda ei oska. Nii, aga siis nii palju siis sissejuhatuseks. Ja ma loodan jätkuvalt, et heli ja pilt töötab, et kõik, kes on 32 osalejat, kes meil on siin kirjas, kõik kuulevad ja näevad. Ja me siis ka salvestame koosoleku lihtsalt ka hilistamata märkmete tegemise jaoks. Aga siis praegu annan sõna Veronikale ja palun. Ja kui saad jagada ekraani, kui sul on mingi ettekanne, siis palun jaga ekraani. Jaa, aitäh.
Jah, minu nimi on Veronika Ilsjan. Töötan Maa-ametis tänaseks 3 aastat. Kui korralist hindamist ette valmistati, siis ma veel ei olnud Maa-ametis, aga nüüd selle korralise hindamise projekti tõesti mina vedasin. Nii et ma arvan, et kõige õigem on, et ma aru annan, mis me tegime ja selgitusi jagan, millega ka hindamist ette valmistades arvestati. Ja lisaks minule on siin mind toetamas Marje Kolmar-Grüner, kes on hindamisosakonna juhataja. Küll Maa-ameti majas üsna uus inimene, et selle aasta talvest, nii et tema hoiab jooksvaid tegevusi hindamisosakonnas. Ja Brit Suits on teine, kes on meil meeskonnas toetamas. Brit oli ka korralise hindamise läbiviimise juures ja on täna selle protsessi juht. Et Marjel ja Britil palun eelkõige teha siis ka märkmeid ja kõik need küsimused üles noppida, mis meil jäävad. Ja ka jooksvalt siis küsimustele vastata ja miks mitte ka chatis, kui neid juba tuleb ja oskate vastata, et vastake aga ära. Nii et meie oleme see hindamise poole meeskond ja pärast siis katastri poolelt Mirja Luik jagab siis veel täiendavat infot sihtotstarbete teemal. Aga ma nüüd võtan jagada slaide, mis ma panin kokku, mis me meeskonnaga panime kokku. Me oleme siin ka nüüd üle kuu aja neid analüüse teinud ja tõesti see küsimus, mis siin üleval oli ja nii nagu meie Maa-ameti poole pealt ka sellest murest aru saime, et mureks on see, et osadel kohalikel omavalitsustel siis on maa väärtuse ja maamaksu vähenemine, sealhulgas 10 KOV-il oluliselt. Ja küsimus Maa-ametile, siis millega meie tegelesime, oli see, et kas hindamistulemustes on mingeid korrigeerimise võimalusi. Ja neid võimalusi me siis oleme siin vaadanud ja otsinud ja annangi sellega teile siis ka ülevaate, kuhu me oleme jõudnud. Et millest me siis räägime, selgitame maa väärtuse erinevusi, kust need tulevad, sest see on esimene, mida ju kohe ka vaadatakse ja võrreldakse. Vaatame siis hindamistulemuste muutmise võimalusi ja näitame andmete korrastamise mõju maa väärtusele ja maamaksule. Et see andmete ja sihtotstarbete teema on meie hinnangul väga oluline. Ja see on see koht, kus kohalikud omavalitsused saavad ka ise palju ära teha, mõned rohkem, mõned vähem. On väga tublisid KOV-e, kellel on sihtotstarbete andmed hästi korras. Aga me oleme ka ise hindamise käigus sinna tulemusi analüüsides näinud, et kõik kindlasti ei ole ja ma arvan, et igal KOV-il sellist arenguruumi on erinevatel põhjustel. Et võib öelda, et ega see ei ole meile ka tegelikult üllatus otseselt, et see sihtotstarbete teema nüüd on üles tulnud, et tegelikult see oli prognoositav. Ka siis, kui me hindamist ette valmistasime ja me teadsime, et maa hindamine hakkab mõjutama maamaksu, sest maamaks ju tugineb maa väärtusele, aga maa väärtus omakorda tugineb andmetele ja sihtotstarve on üks väga-väga oluline sisend hindamises. Sest maa sihtotstarve määrab ära selle, millist hindamismudelit me rakendame. Nii et kuna meil on tegemist automaatsete hindamismudelitega, siis sihtotstarve andmetest väga otseselt sõltub, mis see maa väärtus on. Toome ka selliseid näiteid, kus on näha, kuidas sihtotstarve mõjutab väärtust. Et kindlasti kõik teavad, mis on korraline hindamine, aga ma siiski mõned olulised aspektid rõhutaks üle. Et korraline hindamine on regulaarne ehk korrapäraselt tehtav maa hindamine. Kahjuks meil on olnud siin nüüd 21 aastat pausi, millest tulenes see, et meil on nii pikk vahe olnud hindamises ja see teeb ka selle võrreldavuse keeruliseks, aga nüüd on siis seaduses tehtud väga selge muudatus, et igal 4. aastal hakkab korraline hindamine toimuma ehk loodetavasti saame tagasi järjepidevuse ja praegu hindamismetoodika sai nüüd kokku lepitud õigusaktides, aga me saame seda iga 4 aasta tagant jälle muuta. Praegune seadus ütleb nii, juhul kui vahepeal muudetakse seadust, seda võib teha ka sagedamini, kui meil on selleks ressurssi. Aga oluline on see, et korraline hindamine on masshindamine, see on üldine, ligikaudne, turupõhise väärtuse väljaselgitamine. See on statistiline üldistus. Me kasutame automaatseid hindamismudeleid, mis kasutavad masinloetavaid andmeid.
ja sellepärast on andmed väga-väga olulised. Me võtame andmed registrites, me käsitööd ei tee, me paikvaatlusi ei tee. See, mida me näeme kaartidelt ja registritest, need andmed on need, mida me kasutame. Jah, on testitud ka hindamismudelid ja hindamine turuga, aga jällegi sellise üldisena kogumina. Ja lisaks Maa-ametile olid siis kaasatud ka ligi 20 kutselist hindajat siia meeskonda. Ja oluline on mainida ka seda, et tulemusi kasutatakse lisaks maamaksule ka talumistasudel, lihtsamates tehingutes ja tegelikult ka bilansilise väärtuse puhul, et see hindamise mõju on suurem kui ainult maamaks. Seetõttu ka mida iganes me läheme muutma, siis tuleb alati vaadata neid mõjusid laiemalt. Et kuivõrd need 22 aasta hindamistulemused üllatasid, et tegelikult ei üllatanud. Et 3 aastat tagasi, kui hindamist hakati ette valmistama, siis toona ka Maa-amet tegi prognoose, mis need väärtuse kasvud võiksid olla. Need on praegu kuvatud siia väljavõttena kabineti memorandumist, mis toona valitsusele esitati. Toona need prognoosid tehti siis 2018 andmete võrdlemisega 2001 hindamistulemuste vastu. Ja sellised prognoosid toona olid, et 7,2 korda oli ette näha tõusu ja siis erinevatel sihtotstarvetel oli see tõusuprognoos erinev. Tehti toona kogumipõhiselt, sest üksikobjektide kaupa ei olnud võimalik prognoose teha. Meil olid olemas 2001 andmed, meil oli teada, kuidas turul on üldiselt muudatused olnud ja kogumipõhised prognoosid selliseid tulemusi näitasid. Ja võib öelda, et enam-vähem nii need hindamistulemused ka tulid. Mida ei suutnud ette näha oli see, et 2021 ja 2022 olid turul sellised suured tõusud, et tegelikult hindamistulemused summa summarum tõusid 8,3 korda. Aga mis tegi nüüd asja keeruliseks oli see, et maamaksu prognoose tehti ka kogumi pealt, aga kogumi pealt tehtavad prognoosid ei anna alati seda õiget tulemust, et kogumi pealt tehtud prognoosid olid paigas. Aga siit tulidki nüüd need juhtumid, et ikkagi osadel KOV-idel tuli maamaksu langus. Sest tegelikult ka Maa-amet tegi toona prognoosi kohalike omavalitsuste kaupa ja vaatasin ekstra üle, et need samad kohalikud omavalitsused, kellel täna tootmismaades on selline väike tõus või pigem langus, ka seal Maa-amet prognoosis, et väärtused jäävad samaks või tõusevad kuni 2 korda. Et prognoosid olid justkui paigas, aga need olid kogumipõhised ja me ei suutnud teha sellest selliseid järeldusi, et võib-olla piisavalt ettevaatlik olla maamaksu määrade kehtestamisel. Kui Maa-amet 31. oktoobril 2022 hindamistulemusi esitles, siis me tõime välja sellise pildi, et kas siis mõnel maatükil väärtus langes ka, oli see põhiküsimus, mida ka ajakirjanikud küsisid ja tegime sellise struktuuri järgi ka sellise üldise pildi. Et jah, 2% maatükkidest väärtus ei muutunud või langes. Ja 16% maatükkidest oli väärtuse kasv kuni 5 korda. Ja selles mõttes need on nagu need olulised kohad, et kuna siis maamaksu määrasid ju valdavalt 5 korda langetati, siis oluline on just see, et vaadata, et kus on siis need, kus väärtuse langus oli alla 5 korra. Et jah, oli teada, et umbes 5% maatükkidest võivad ka maamaksud langeda. Aga see oli ka siuke üldtrend siis. Et miks nii suured erinevused? Siis kust tulevad need erinevused? Et me tahamegi öelda seda, et see, et kõikidel maadel ei kasva väärtused ühtlaselt, see on nii-öelda normaalne. Et muutused kinnisvaraturu erinevates turusegmentides ongi erinevad. Sellepärast ongi vaja teha regulaarseid ümberhindamisi. Kui maaväärtused muutuksid kõikjal ühtlaselt, siis võiks ju väga lihtsalt korrutada hindamistulemused läbi mingi indeksiga, näiteks seesama 8,3 või 7,2 ja olekski hindamine tehtud. Aga kuna väärtuse muutused on erinevad, siis ongi vajalik teha ümberhindamisi, et jälle viia maamaks õiglaseks. Et ka toona prognoose tehes me prognoosisime, et on piirkondi, kus näiteks elamumaa kasvab 3 korda, on piirkondi, kus kasvab 30 korda. Siis muutused turul on erinevad, oli esimene. Teine on siis see, et
2001 ja 2022 hindamised on tehtud erinevates turuolukordades. 2001 oli kinnisvaraturg ikka üsna veel tärkamas, tehinguandmeid oli meil väga vähe, valdavalt tugineti hinnangutele. 2001 oli kindlasti rohkem optimismi, oli rohkem ootusi ja oli ka rohkem ülehindamist. Praegu 2022 meil on oluliselt rohkem tehinguandmeid, me saame kasutada mudelanalüüse. Me ei taha öelda, et praegu ei tuginenud hinnangutele, tuginesime ka praegu. Ja tegelikult ka hinnangutele tuginemine iseenesest ongi väga normaalne ka siis, kui erasektori hindajad teevad turul hinnanguid. Tehingute andmed on üks oluline sisend hindamises, aga alati on seda vaja toetada ka sellise nõudluse ja pakkumise infoga. See on see, miks meil on vaja projektiga selliseid kutselisi hindajaid olnud juurde, et nemad aitavad seda nõudluse pakkumise infot tuua kõrvale tehinguandmetele. Ja see on olnud väga väärtuslik ka pindalakohanduste loomisel ja nii edasi. Aga 2001 oli lihtsalt see olukord, kus meil oli põhimõtteliselt võib öelda, et eelkõige ja 80% tugineti hinnangutele. Tehinguandmed olid ikkagi väga üksikud. Ja oluline on just see ootused, et rannikualadel väärtus kasvab ja kõik sellised lood olid siis tollal. Ja kolmas põhjus on see, et 2001 hindamisel ei rakendatud ühtset metoodikat. Et ka siis oli metoodika kehtestatud õigusaktiga, aga oli olemas 40 erinevat hindamismeeskonda, kes siis tõlgendasid metoodikat erinevalt. Näiteks pindalakohandusi tõlgendati erinevates asukohtades erinevalt ja seal neid nüansse oli veel, ma ei taha minna praegu ülearu detailidesse metoodikaga, aga need olid erinevad tõlgendused, erinevates piirkondades erinevat moodi. Ja meile teadaolevalt olid tollal ka hindamistulemused rohkem poliitiliselt mõjutatud. Praegu me tegime ühtselt, objektiivselt, ühtse metoodika alusel. Toona, kuna hindamisse olid kaasatud ka kohalike omavalitsuste töötajad ja kohalikud omavalitsused üldse rohkem panustasid hindamisse, siis ka see poliitiline mõju oli suurem nii hindamise juures kui ka hiljem tulemuste kehtestamisel. Et sellised konkreetsed lugusid ja legende on nagu meieni jõutud, kuidas ei kinnitatud tulemusi ära, öeldi, et tuleb pindalakohandus välja võtta või mida iganes, aga need on kõik sellised jutu tasemel praegu. Oluline on see üldine sõnum, et olid rohkem poliitiliselt mõjutatud ehk ka rohkem mõnes kohas üle hinnatud eesmärgiga saada rohkem maamaksu. Nii et kui me läheme nüüd tulemusi võrdlema, siis me peame seda siin teadma. Nii et kui me tulemused tulid, siis jah, 8,3-kordne tõus ja väga sarnased muutused, nagu me prognoosisime, võib-olla mõnedes sektorites rohkem, mõnedes vähem. Ja kui me ka tulemusi esitlesime, siis et näidata neid muutuste erinevusi, ka praegu tõin siia need pildid, mida me näitasime tulemuste esitlemisel 31. oktoober 2022, et maa koguväärtuse muutus kordades, see on nüüd maakondade kaupa, et Tartu maakonnas tõusud kõige suuremad, Saaremaal, Harjumaal kõige väiksemad, et siin on jällegi põhjused turumuutustes. Harjumaal, Saaremaal olid juba väärtused võib-olla tolleks ajaks rohkem tõusnud, turg oli aktiivsem, mujal veel nii palju ei olnud tõusnud. Võib-olla see näitab ka seda, et kus võisid olla siis konservatiivsemad hindajad võib-olla Tartumaal. Tartus oli ka toona juba ju tegelikult turg päris hästi arenenud, aga võib-olla siis see 2001 hinnatase oli konservatiivsemalt hinnatud. Võib-olla, me ei tea täpselt. Need tulemused ei ole nii otse võrreldavad. Ja selliste kogunumbrite võrdlemise puhul on kindlasti oluline ka maakasutuse struktuur, sest erinevates sihtotstarvetes väärtused tõusid erinevat moodi. Nii et siin on ka sihtotstarvete kaupa meil sellised koondpildid välja toodud, näiteks elamumaa väärtus ja muutus, et see suurem pilt siis näitab väärtustaset eurot ruutmeetri kohta, nii-öelda keskmine maakonnas, ja see alumine pilt näitab siis muutust kordades. Et näete, see pilt on väga-väga erinev. Ja see on nüüd maakonda tase, kui me lähme KOV-ide või külade tasemele, see pilt on veel teistsugune. Ja seda rakendust ka me oleme teiega jaganud, kus on võimalik KOV-ide kaupa vaadata neid muutusi, aga siin lihtsalt hästi kiiresti käin üle, et samamoodi põllumajandusmaal väga erinevad, näete, Valgamaal on lausa 40-kordne tõus, samal ajal kui Harjumaal 10-kordne.
ja metsamaa väärtuses samamoodi, et väga-väga erinevad need tõusud. Siis oluline, mida veel tahaks siin näidata, on see, et erinevad maad on väga erineva väärtusega. See tuli juba siin numbritest välja, aga ka proportsioon. Et kui me vaatame, võrdleme, et pindalaliselt näiteks metsamaa moodustab Eesti maast ligi pool pindalaliselt, väärtusest annab ta ainult 8%. Samal ajal ehitusmaa, see on siis elamumaa, ärimaa, tootmismaa eelkõige, see moodustab 4% pindalast, aga see annab 70% väärtusest. Et äärmiselt oluline on see, kuidas siis valitakse hindamismudel, kuidas ta hinnatakse, sest erinevad mudelid arvestavad erinevate väärtust mõjutavate teguritega. Ehitusmaa puhul on hästi oluline asukoht. Tallinna, Tartu kesklinnades ka ehitusõigus, need on väga-väga olulised väärtust mõjutavad tegurid. Samas metsamaa ja põllumajandusmaa puhul praktiliselt asukoha mõju ei ole. Seal on olulisem see maa kvaliteet, mida seal kasvatada saab. Ja sihtotstarve on see, mille järgi siis automaatne hindamismudel mudeli valib. Kui sihtotstarve on vale, ta valib vale mudeli ja jõuab hoopis teise väärtuseni. Nii, need olid nüüd sellised üldine pilt väärtuste muutustest, aga et kus ja miks siis olid kõige väiksemad väärtuse kasvud ja langused. Et kui me vaatasime sellist mustreid otsisime, siis üks selline suur rühm, kus me tõesti näeme, et on olnud suuremad väärtuse langused või siis väiksemad kasvud on tootmismaad, mis ka prognooside järgi nii olid, sealhulgas siis sadamad, et need Harju maakonna ja sadamad olid siis see, kus üks mure tuli. Ja tõesti 2001 me nägime, et on erinevad rakendatud pindala kohandused ja pigem oli seal väärtus ülehinnatud kui allahinnatud. Me nägime seal suuremat optimismi. Ja samas 2022 pindala kohanduste rakendamine oli pigem konservatiivne. Et kuna meil on ehitusmaa mudel, mida ma siin näitasin, et ehitusmaa mudel kasutab meil mudelis elamumaa tehinguid. Elamumaal on piisavalt palju tehinguid, mille põhjalt oli võimalik mudelit üles ehitada. Äri- ja tootmismaade tehingud on väga spetsiifilised, väga sageli on tegemist selliste eriotstarbeliste varadega. Neid ei olnud meil võimalik mudelisse panna ja seetõttu hindamise käigus hindajate meeskonnaga koos otsustasime, et ehitusmaad on võimalik ja saab hinnata elamumaa tehingute järgi. Ja nüüd, olles ka rahulikult asjale järgi mõelnud, kui meil oleks täna rohkem aega olnud, võib-olla veel ikkagi mõned kuud ja rohkem aega analüüse teha, me täna võib-olla läheks tegema tootmismaale ja ärimaale pindala kohandusi, võib-olla teistsuguseid, aga see vajaks kindlasti rohkem aega. Et me näeme ise ka, et tootmismaad täna tõesti üsna valdavalt suured tootmismaa üksused ja ärimaa üksused on võrreldes turuväärtusega alla hinnatud. See on selline muster, aga toona olid ülehinnatud ja seetõttu see kontrast ka võib-olla on mõnedel üksustel suurem. Teine suur rühm on rannikualad. Et ka siin on selline huvitav vastuolu, et 2001 oli just see aeg, kui moodustati rannikutsoonid, rannikualadele tõmmati eraldi hinnatsoonid ja arvestati just sellise asukoha atraktiivsusega ja ei arvestatud maatulunduslikku väärtust. Praeguses hindamises, kuna mudel võtab aluseks sihtotstarbe, suur osa maadest on ikkagi maatulundusmaad, mingid rannikutsoone me välja ei tõmmanud, asukoha mõju me küll arvestasime, aga siis ainult nii-öelda ehitusmaadel. Aga kuna valdavalt on tegemist maatulundusmaadega, millel ei pruugi olla ehituspotentsiaali, siis tõesti seal see väärtuse langus on silmaga nähtav. Et ta on selline mustrina joonistab välja. Ja jällegi, et meil on olnud selline üldisem sõnum pigem see, et me pigem hindame konservatiivselt. Eriti kui teades, et väärtuse kasvud tulevad suured, siis me olime ettevaatlikud ja me ei tahtnud midagi üle hinnata.
Ja täna meil on ka rohkem infot, me näeme, et mitte kõik rannikualad ei ole nii populaarsed. Kui tegemist on mingite üleujutusaladega, kui tegemist on ehituskeeluvöönditega, me ei saa minna lihtsalt üle hindama. Et see on see koht ka, kus tegelikult meil oleks vaja rohkem sellist infot, mida siis mudelitel ette anda, et me selgemalt suudame välja selgitada, aga siin on ka vaja sellist analüüsi võimekust, et neid mudeleid edasi arendada ja teha rannikualadel erisusi. Selle ajaga, mis meil oli kasutada, see ei olnud võimalik. Ja kolmas suurrühm, kus on väärtused pigem vähenenud kui tõusnud, on siis aktiivse turuta maad. Need on siis sellised üldkasutatavad maad, transpordimaad, veekogude maad, kaitsealused maad ehk need, millega turul ei kaubelda. Et ka nende kohta võib öelda, et need olid 2001 pigem ülehinnatud, sest siis oli võetud ka selline kokkuleppeline väärtus, et need on 20% valdava sihtotstarbe väärtusest ehk tiheasustuses, valdavalt elamumaa, hajaasustuses, maatulundusmaa. Ja täna, kui meil on turukogemust, me näeme nende varadega turule kaubelda, nendest ei maksta nii palju. Need on turu, kuna eesmärk oli välja selgitada turupõhine väärtus, need varad on tegelikult madalama väärtusega ja seekord siis me jõudsime sellise asukohaklassi madalaima väärtuse metoodikani. Et siin jah, on ka näha, et on selline väärtuse langus. Aga nende maade puhul on siis mõju maksutulule siiski väike, kuna paljud nendest maadest on juba maamaksuseaduse alusel maksuvabad. Paljud neist on munitsipaalomandis või siis vabastatud maamaksust. Et kui selle pildi pealt niimoodi suurt pilti vaadata, siis kindlasti Maa-amet läheb edasi tootmismaade metoodikaga ja rannikualade metoodikaga, aga seda me ei tee kindlasti mitte kiiresti ja rabistades ja üleöö, vaid see vajab rohkem aega. Et mis võimalused meil on siis praegu hindamistulemusi muuta? Et hästi üldiselt on sellised 3 aspekti, mida on võimalik muuta, et muuta hindamistulemusi. Metoodika kõigepealt siis. Metoodika on meil kinnitatud seaduse ja keskkonnaministri määrusega. Seadus annab üldised alused, ütleb, et hindamist tehakse 4 aasta tagant, ütleb ära põhilised väärtust mõjutavad tegurid ja annab volitusnormi keskkonnaministrile või siis praegu regionaal- ja põllumajandusministrile määrusega metoodika kehtestamiseks detailides. Metoodika on terviklik ja ühtne üle Eesti, et seda justkui saab muuta, aga muutmine mõjutab paljusid maaomanikke. Erisused peavad olema hästi põhjendatud. Ja kuna seadus ütleb, et muutmine on iga 4 aasta tagant, siis tegelikult olulisi muudatusi hindamiste vahelisel perioodil teha ei tohi. Kui seadust muudetakse, seadus ütleb, et seda hakatakse tegema tihedamini, siis võib keskkonnaminister seda ka tihedamalt muuta. Samas selliseid väga marginaalsed ja väga-väga hästi põhjendatud muudatusi hädakorral on siiski võimalik teha ja meil ka üks metoodika muutmise ettepanek tegelikult on. Nii, asukohaklass on teine asi, mida on võimalik korrigeerida. Asukohaklassid ja asukoht on oluline vaid ehitusmaal ja aktiivse turuta maal ja lisaks siis metoodika valikul on asukohaklass oluline aspekt. Asukohaklassid määrati hindamise käigus hindajate poolt ehk siis Maa-amet koos kutseliste hindajatega. Meil olid erinevates regioonides erinevad hindajad, kellega koos me asukohaklasse määrasime. Me oleme asukohaklasse veidi korrigeerinud mõnes kohas, kus me oleme näinud, et seal on kas vigu või tõesti on nagu piiri nihutamiseks argumente. Et see on nüüd küll selline asi, mis on Maa-ameti käes ja mida on ka jooksvalt võimalik teha, kui me tõesti näeme, et on põhjendatud. Aga terviklikult on ka siin asukohaklassid on ju üle Eesti paika pandud, et need asukohaklassi on ainult 8, et me ei saa neid ka väga kergekäeliselt muutma minna, et me oleme ikka väga hästi põhjendatud, peavad ka siin olema need muudatused. Ja kolmas aspekt on siis andmed, mida ma olen juba ka maininud ja millest me täna veel räägime, et kõige olulisem on siis sihtotstarve, kuna see on aluseks hindamismudeli valikul ja selle muutmine on kohaliku omavalitsuse pädevuses. Et nüüd sellise väikse vahe kokkuvõttena
rõhutaks siis seda veel üle, et hindamisel oli eesmärk ligikaudse turupõhise väärtuse välja selgitamine, mitte võrreldavuse tagamine 2001 aasta tulemustega. Et Maa-ametile kordagi ei antud seda ülesannet, et vaadake nüüd, et see võrreldavus tuleks ikka mõistlik, et hindamise käigus eesmärk oli objektiivsus ja me teadlikult ei vaadanud 2001 tulemusi. Meie eesmärk oli välja selgitada ajakohane ligikaudne turupõhine väärtus. Teine, mida tahaks siis rõhutada, on see, et me tegime hindamist 2 aastat, et see võib tunduda väga pikka aeg, aga me alustasime tegelikult üsna nullist meeskonna komplekteerimisega. Me vaatasime, mis andmed meil on, mis metoodika meil on. Meil oli selle ajaga vaja välja mõelda, komplekteerida meeskond, vaja välja mõelda metoodika, vaja uurida, mis andmed meil on, vaja arendada infosüsteemid, vajalik luua see õiguslik raamistik. Et selle kõige jaoks see 2 aastat oli tegelikult üsna napp aeg. Ja mina selle projektijuhina küll täna ütlen, et need olid parimad võimalikud tulemused, milleni nende inimressursi ja nende andmetega oli võimalik jõuda. Et meie meeskond paremini ei osanud ja andsime endast parima. Siis kolmas asi, et 2022 hindamistulemused on kindlasti objektiivsemad ja ühtlasemad kui 2001. Et võimalik, et nad on kohati liiga ühtlased, nagu ma ehitusmaade puhul juba selle näite tõin, et elamumaad ja tootmismaad on sarnased, tõesti erisusi võib olla rohkem vaja, aga selleks on vaja rohkem aega ja täiendavaid analüüse. Ja 4. asi, et metoodika on välja töötatud ja hindamine on läbi viidud koostöös kutseliste hindajatega, seega saab ka muudatusi teha koos ekspertidega. Maa-ameti hindamisosakonnas on ka endal 3 kutselist hindajat ja hindamisega kokku puutunud inimesi meil on Maa-ametis veel, aga siiski meil ei ole sellist piirkondlikku turutunnetust, meil ei ole pakkumise nõudluse infot turult, et meil on tehinguandmed, aga meil on vaja ka eksperte, kes on igapäevaselt turul. Et ainult ekspertidega koostöös saame me minna tegema mingeid olulisi metoodika muutusi, kui me näiteks räägime siin tootmismaade või ärimaade pindala kohandusest või kui me räägime rannikualadel erisuste tegemisest. Et rohkem aega ja analüüsi. Nii, aga nüüd konkreetsemaks, et need kohalikud omavalitsused, kes meil siin täna on, et kes on siis need arvestuslikult langeva maksutuluga kohalikud omavalitsused, et siin see selline nimekiri meil siis ministeeriumi poolt tuli koostöös nendega, oleme siin seda ka natukene edasi pusinud, et siin selles 3. veerus, numbri veerus on siis näha need muutuste erinevused, eks ju, et kellel on siis 30% ja kellel on vähem. Aga et need 10–30% COVID on siis siin üleval, et 10 KOV-i, kellel on olnud siis 10–30% maamaksu langust ja need olid siis need, kuhu me põhifookuse panime, et vaadates, mida on võimalik seal parandada. Ja midagi me seal ka leidsime ja põhifookus ja selline arstirohi, mille me tegelikult leidsime, et me nägime, et tõesti sadamad on see teema, kus tuleb kõige suurem väärtuse langus. Sadamad on sellised tootmismaad, suuresti oma olemuslikult tootmismaad ja nad on sellised natuke eriotstarbeliselt tootmismaad. Et me tegelikult läksime otsima tõesti võimalusi, et kus me saame teha muutusi nii, et me mõjutaks võimalikult väheseid maaomanikke. Me kaalusime ka tootmis- ja ärimaadele selliste suuremate võimalike muudatuste tegemist, aga me tõdesime, et see ei ole realistlik praegu. Me tekitaks juurde uusi probleeme ja seetõttu tegelikult see põhirõhi oli praegu see, et me pakume välja ühe väga selge metoodika muudatuse ja oleme valmis arvutama ümber siis sadamate territooriumitel olevate maade väärtused. See on circa 430 katastriüksust ja see mõjutab tegelikult rohkem või vähem siis neid KOV-e. Et peale neid korrigeerimisi siis natuke sellist leevendust tuleb, et see viimane veerg näitab siis, kui palju nüüd seda vahet väheneb peale maamaksu korrigeerimisi. Ja see võimalik lahendus, milleni me leidsime, et me teeksime siis metoodikasse sellise sadamate erisuse.
sadamaregistris registreeritud sadamatele, mitte väikesadamatele, vaid suurtele sadamatele. See mõjutab oluliselt siis 4 Harjumaa KOV-i ja kus see puudutab siis circa 70+ maaomanikku ja veel lisaks hoonestusõiguse omanikku. Et see mõju tegelikult on lisaks maamaksule ka hoonestusõiguse tasudele. Et see koosneb siis sellisest 3 komponendist, võib öelda, et see muudatus. Esimene on siis metoodika muutmine ehk määruse muutmine. Määruse eelnõu meil on täna juba ette valmistatud. Tahaks seda määruse eelnõud siis nüüd lähinädalatel ära menetleda, sest mõte on siis see, et me saaksime augusti lõpuks ikkagi need uued tulemused välja arvutatud, et kui Maksuamet hakkab kuvama maamaksu andmeid, siis need oleks juba muudetud numbritega. Ja see sisu on siis selline, et kõiki sadamaalale jäävaid maid hinnatakse tootmise ärimaana sõltumata nende tegelikust sihtotstarbest. Ja lisaks seatakse neile minimaalne hinnatase, mis siis natuke leevendab seda pindala kohandust. Me läksime otsima, et kas me saame ka pindala kohandust muuta, aga nagu ma ütlesin, meil ei ole sellist piisavat infot ja nii väikses ringis me seda teha ei saa, aga sellise minimaalse hinnataseme me seadsime. Teine, mida me vaatasime, oli siis asukohaklasside korrigeerimine, et 4 sadama piirkonnas me leidsime ka võimaluse ja vajaduse korrigeerida asukohaklasse. Et ka see natukene leevendust annab ja need 2 muudatust me viiksime siis koos sisse samal ajal, siis augusti lõpus. Ja 3. punkt on sihtotstarbete muutmine, kus võimalik. Et kui me teeme metoodikasse juba sellise muudatuse, et me hindame kõiki sadamaalale jäävad maid nagu tootmismaid, siis otseselt ei ole see väärtuse ümberarvutamiseks vajalik. Küll aga kaitsemehhanismi, maamaksu kaitsemehhanismi arvutamisel see avaldab täiendavat mõju. Et siis on see baastase kaitsemehhanismist tuleks nii-öelda sellest uuest sihtotstarbest. Et selle slaidi peal nüüd on 4 kohaliku omavalitsuse ja sadamate siis sihtotstarbete selline rühmitus. Et valdavalt ongi seal juba tegemist tegelikult tootmisäri ja segasihtotstarbega maadega. Aga seal on ka transpordimaid ja seal on ka muude sihtotstarbetega maid. Et nagu näha, Viimsi vallas on täna juba käsitletud valdavalt neid maid nagu tootmismaid, seetõttu seal ka selle metoodika mõju on väiksem, selle muutuse mõju, küll aga Jõelähtme ja Maardu vallas on kindlasti see mõju suurem ja siis Paldiskis Lääne-Harju vallas ka see mõju on suurem. See maamaksu kaitsemehhanismi arvestuse küsimus on veel see, kui me siin analüüsi tegime, siis me mõtlesime, et jah, justkui kui seaduses nagu seadust järgida, siis faktiliselt see omab mõju, küll aga tuleks veel läbi mõelda, kas ja kui õiglane see on, et kui me läheme muutma sihtotstarbet, kohalik omavalitsus läheb muutma sihtotstarbet ja kaitsemehhanism muutub, et kas see on õiglane, et omanik sellist mõju peab kandma, ehk ta kaotab nii-öelda selle kaitsemehhanismi kasutamise võimaluse või ütleme, see mõju väheneb tema jaoks, aga eks neid küsimusi tuleb veel edasi analüüsida. Nii et see on siis see muudatus, mis me praegu suudame välja pakkuda ja eraldi rõhutaks siis sihtotstarbe mõju maamaksule. Et kindlasti sihtotstarbega väga soovitame edasi tegeleda, valdadel vaadata üle oma sihtotstarbet, sellel on 3-tine mõju ehk 3 viisil ta mõjub, hindamismudelile mõjub, me hindamisest räägime, maksumäärale mõjub ja kaitsemehhanismi arvutusele mõjub. Ja maakatastri seaduse kohaselt sihtotstarbe määrab linna või vallavalitsus. Ja ta informeerib otsusest katastripidajat 1 kuu jooksul. Maa-amet ei määra sihtotstarbet. Et kui siin on olnud osadel valdadel küsimus, kes seda määrab, siis veel kord ütleme, et Maa-amet ei määra, lihtsalt Maa-ametit tuleb informeerida. Kus me oleme veel kuulnud sellist ebakõla on see, et just oleks vaja küsida omaniku kas taotlust või omaniku nõusolekut. Kui omaniku nõusolekut ega taotlust ei ole vaja küsida,
See oli vajalik teatud juhtudel sihtotstarbe muutmiseks enne 2018 kehtinud regulatsioonis, aga enam ei ole. Võimalik, et sealt on jäänud sisse see hirm, et omanik ei ole nõus. Aga Mirja Luik saab ka sellest veel rääkida, küsimused selle kohta saab pärast talle esitada. Aga ma läheksin edasi sellega, et lihtsalt tooks näiteid, kus see sihtotstarbe väärtust mõjutab. Et mida me oleme hindamisel tähele pannud, kus see mõju tuleb. Et sadamaaladest meil juba oli juttu, et erinevad tõlgendused sadamates asuvatele raudteemaadele. Et meie hinnangul neid saab käsitleda tootmismaadena, mitte transpordimaadena. Siis riigikaitsemaad eraomandis on ka selline küsimärgiga koht, et kas nad peaks olema ja kas see on ikka mõistlik juhtum, et see on nagu viide sellele, et tasub sihtotstarbele otsa vaadata ja analüüsida selle muutmise võimalust. Siis on päris palju sihtotstarbeta maid, millest suur osa on ka Maa-ameti portfellis täna. Ja reeglite järgi sihtotstarbeta maad võivad olla üksnes ehitusõigusega maad, aga me oleme näinud ka ehitusõigusega maid, et ka siin on kindlasti arenguruumi. Ja just tulenevalt siis koostööst Maa-ametiga. Mul on siin ka iga asja kohta natukene slaidi nende 4 esimese punkti kohta, et kohe vaatame lähemalt ka neid. Siis see 4. punkt on kodumajapidamised, sellised 0,5 hektarit kuni 2 hektarit. On osad maatulundusmaad, osad elamumaad. Veekogude maid oleme vaadanud, et miks nad on veekogude maad, kas nad ikka on veekogude maad, sest veekogude maad ei tohiks olla hoonestatud. Ühiskondlike ehitiste maa peaks olema hoonestatud, aga kõik ei ole. Et selliseid tähelepanekuid meil on. Ja nüüd siin siis mõned näited lähemalt. Siin on üks näide Tallinnast. Need näited on kõik, võtkem neid kui abstraktseid näited. Me oleme lihtsalt leidnud ja näitame seda aruteluks. Me ei ütle, et saab seda sihtotstarvet muuta. Me lihtsalt viitame, et see on nüüd see koht, kus kohalik omavalitsus võiks vaadata ja analüüsida, kas on võimalik muuta sihtotstarbet. Et siin on siis üks transpordimaa. Transpordimaa on liiklemiseks ja transpordiks mõeldud maa. Ja tootmismaa on jällegi tootmis- ja tööstusehitiste alune ja neid teenindav maa, sealhulgas sadamaehitiste maa. Et küsimus on, kas siin on tegemist avalikeks liiklemiseks mõeldud maaga või mitte. Et sadamaid ju tihti on suletud territooriumid, seepärast me nagu kaldume küll ise sinnapoole, et pigem on tegemist tootmismaadega kui transpordimaadega. Ja kui nüüd võtta selle sama näite baasilt, siis oletame, et see transpordimaa ei ole liiklemiseks mõeldud, vaid tegemist on tööstust või sadamat teenindava raudteega, siis sel juhul võiks olla tegemist hoopis tootmismaaga ja väärtuse erinevus on 10-kordne. Ainuüksi sihtotstarbe muutmisega sellel maaüksusel oleks 10-kordne väärtuse kasv. Teine näide, riigikaitsemaa. See on nüüd olnud riigikaitsemaa, täna teda ei kasutata riigikaitsemaana, ta on potentsiaalne arendusgrunt. Kui ta on arvel katastris riigikaitsemaana, siis on tal väärtus 27 000, kui ta oleks elamu või ärimaa, siis ta oleks 500 000 ehk oluliselt kallim. See on nüüd ligikaudne suurusjärk, kui me vaatasime lähedal asuvaid elamu ja ärimaa üksusi. Nüüd on jah küsimus, kuidas saab sellisel juhul üldse sihtotstarvet muuta, kui kiiresti see käib. Siin on nüüd jälle omad reeglid, see päris niimoodi hops ka ei käi, siin on erinevad nüansid, kuidas see täpselt käib, seda oskavad katastri inimesed meil paremini sõnastada, aga need on sõnastada ja selgitada. Et meie saame lihtsalt näidata, et väärtusele mõju on suur ja kindlasti siin tasub kaaluda sihtotstarbe muutmist. See konkreetne näide on RKS-i omandis olev, seetõttu ta ongi justkui eraomandis, et kui reeglina justkui riigikaitsemaa ei tohiks olla eraomandis, aga riigi äriühingud on meil ju ka justkui eraomanikud, et sellisel juhul ta tegelikult põhjendatud justkui on ja lihtsalt häda on nüüd selles, et kui enam ei ole maal riigikaitselist kasutust ja kui RKS need maad ka turule müüb, see sihtotstarve jääb muutmata.
et need on ka kindlasti kohad, kus tegelikult tasub seda üle vaadata, sihtotstarvet. Et see oli nüüd nii-öelda RKS-i näide, aga sihtotstarbeta maad on suuresti Maa-ameti portfellis olevad maad, mis on siis tekkinud maareformi masskannetega, et kui Maa-amet ei ole osanud määrata sihtotstarvet, siis on ta määranud sihtotstarbeta maa sihtotstarbe ja nende hulgas kindlasti on maid, millel on ehitus- ja tootmispotentsiaal, kas siis tulenevalt asukohast või planeeringust. Et ka nendega siis Maa-amet ja kohalikud omavalitsused koostöös võiksid üle vaadata need sihtotstarbed. Ja Maa-ameti praktika ka seni on olnud, ütleme varasemalt Maa-amet ei pööranud sellele tähelepanu, aga viimase aasta jooksul võin küll öelda, et kõik maad, mida Maa-amet paneb müüki, kõikide maade puhul Maa-amet pöördub ekstra kohalike omavalitsuste poole, et enne müüki saaks see sihtotstarbes juba suuremat selgust. Et me ei tahaks panna sihtotstarbeta maad oksjonile ja käibesse lasta. Aga siin on kindlasti koostöökoht Maa-ametil ja kohalikel omavalitsustel. Ja siis on meil palju selliseid näiteid, kus on kaks sarnast maaüksust. Füüsiliselt omadustelt justkui väga sarnased, kodumajapidamised, pindala väga sarnane, aga tulenevalt sellest, et ühel on maatulundusmaa, teisel on elamumaaüksus, on ka väärtus erinev. Suurte maaüksuste puhul see väärtus võib-olla ei olegi nii suur erinevus, et see sinine üksus siis on maatulundusmaa, mille maksustamishinna ruutmeeter on 65 senti ja see punane on siis elamumaa, kus on 96 senti. See on nüüd niisugune siis alla 2 hektarine maatükk. Väiksemate üksuste puhul, siin on teine sarnane näide jällegi. Sarnases reas, sarnased maaüksused, füüsilistelt omadustelt sarnased. Üks on maatulundusmaa, teine on elamumaa ja väärtuse vahe siin tuleb lausa 10-kordne, kuna siin see pindalakohandus ei avalda nii palju mõju. Et meie hindamismeeskonna poolt ei oska küll öelda, mis see õige sihtotstarve nüüd peaks olema. Aga oluline on see, et naabrid nagu omavahel külli ei läheks, et meile ikkagi selliseid pöördumisi on tulnud, mitte küll palju kusjuures. Selle aasta jooksul oli 16 pöördumist, mis on 6% kõikidest pöördumistest, kus me oleme soovitanud maaomanikul pöörduda kohaliku omavalitsuse poole sihtotstarbe küsimusega. Sest tüüpiline on, kui maaomanik pöördub, ta küsib kohe, et miks minu maal on selline väärtus ja naabril on teistsugune. Kui me oleme näinud, et küsimus on sihtotstarbes, siis me oleme saatnud inimese soovitanud pöörduda kohaliku omavalitsuse poole ja me oleme näinud, et need sihtotstarbeid on ka muudetud, nii et kindlasti siin seda kohta on veel. Muidugi, kui elamumaast muudetakse sihtotstarve maatulundusmaaks, siis väärtuse kasvu siit ei tule. Et need on need kohad, kus siis tuleb ka läbi mõelda, et kui on ehituspotentsiaal, see võib-olla siis ikkagi on elamumaa. Ka selliseid elamumaid me oleme näinud, et mis paiknevad kaitseala piiranguvööndis ja kus on keelatud isegi ajutiste ehitiste püstitamine ja sihtotstarbeks on määratud elamumaa. See nagu ei tundu ka päris kohane. Et ka kindlasti alus pöördumiseks ja analüüsiks. Nii ja oma jutu kokkuvõtteks, hindamise teema kokkuvõtteks, siis mõned punktid veel kordaksin üle. Et maaväärtuse vähene kasv või langus ei tähenda, et hindamised tulemused vajaksid korrigeerimist. Et oluline mõjur on siin ka võrdlusbaas ehk 2001. aasta väärtus. Et me oleme täitsa nõus, et hindamismetoodika võib vajada rohkem erisusi, aga selleks on vaja täiendavaid analüüse ja rohkem aega. Maamaks toob hindamise kaudu nähtavale maaga seotud andmete puudused. See oli teada ja osad neist puudustest kindlasti on lahendatavad andmete korrastamisega. Ja sihtotstarvete korrastamine on kohalike omavalitsuste pädevuses. Maa-amet saab anda nõu ja abistada maakatastriseaduse tõlgendamisel ja ka muutmise mõju osas maaväärtusele, kuid Maa-amet ei saa teha KOV-i eest otsuseid. Et see on nüüd kindlasti üks selline koostöökoht, kus me peame edasised koostööalused läbi mõtlema, et kuidas me siin saame süsteemsemalt võib-olla toetada kohalikke omavalitsusi. Et üks on nüüd see katastri poole nõustamine, aga teine on nüüd ka maaväärtuse mõju osas nõustamine, et me oleme siin ka inforingides maininud ju varasemalt, et meil on tegelikult üks selline hindamismudeli täiendav rakendus töös ja
loodame, et septembris saab seda testima hakata. Et kui täna meil hindamismudel ju, see minu katastri rakendus näitab konkreetse sihtotstarbega maa väärtust, siis meil on tulemas selline rakendus, kus on võimalik sihtotstarvet muuta ja näha, mis see väärtus on, kui sihtotstarvet muuta. Et ta läheb ja arvutab teise mudeliga ka väärtuse kõrvale. See annab sellist otsustustuge, et kas on mõistlik või mitte. Et nendel teemadel kindlasti detailsemalt võiks rääkida edasi, aga mitte tänases infotunnis, vaid pigem jätkutegevusena. Et ootame, et annaksite märku siis, kuidas ja milliste KOV-idega, kuidas me saaksime seda koostööd teha. Sest nagu ma juba ütlesin, et paljud KOV-id seda kõike teavad ja andmed on heas korras, aga see tase on erinev. Et minu poolt hetkel praegu kõik, kui on küsimusi, proovime vastata, aga et sihtotstarvete osas Mirja Luik on valmis jätkama. Ma küsin siia vahele korra, et kas on konkreetselt Veronikale äkki mingisugune kiire küsimus? Või me... Chati on kirjutanud Erki Ruuben. Mis metoodika alusel määratakse sadamaalade ümber hindamisel alampiir? Ahah, jaa. Me sidusime selle alampiiri ära, vähemalt praegu see ettepanek, mis me oleme teinud ja millega me oleme prognoosid teinud. Et keskkonnaministri määruses on kirjas sellised asukohaklasside eeldatavad väärtustasemed. Ja me oleme siis võtnud selle eeldatava väärtustaseme, alumise piiri ja sellest siis see on meie ettepanek. Ma korra näitan seda. Et need on need 8 asukohaklassi. Määruse paragrahvis 5 on eelduslik elamumaa väärtustase. Ta on just nimelt eelduslik, ta ei ole tegelik. See oli suunis Maa-ametile ja hindajatele, kuidas asukohaklasside piire määrata. Ja siis sellest alumisest numbrist nii-öelda pool. Et kui see esimene asukohaklass, mis tegelikult konkreetsel juhul ei puutugi otseselt vist asjasse, jah, et 300 ja sellest üle, siis 300 pool on 150. Teine asukohaklass 100 ja sellest 50% on siis 50. Et selle loogikaga praegu läksime ja kusjuures analüüsisime ka seda tootmismaadele rakendamist, aga see tundub toores kõikidele tootmismaadele. Me seda ei rakenda, aga sadamates me julgeme selle välja pakkuda küll. Ja tegelikult me tõdesime ka seda, et Muuga sadamas näiteks ta ei andnudki sellist lisaefekti küll, aga Paldiskis andis. See oli see, mis me kiiruga praegu suutsime välja mõelda. Nii, kas on veel? Ma küsiksin korra ise seda, vaata sa rääkisid seda, et sihtotstarvete muutmise juurde küll tuleme, aga jutt oli sellest, et see on kohaliku omavalitsuse õigus ja tegelikult omaniku nõusolekut küsima ei pea. Aga ometigi selle tulemusena võib ju omanikule esitatava nõude suurus maamaksu osas ju erineda väga-väga palju. Et kas võib ennustada, et omanikud sellega tegelikult ei ole nõus, kui tegemist on haldusotsusega, siis nad kaebavad selle otsuse kohtusse ja siis me hakkame sellel teemal vaidlema, et milline on õigustatud sihtotstarve seal. Kas ta siis on ikkagi nüüd transpordimaa, mis on avalikuks kasutamiseks, mul on see Tadamaa pilt silme ees seal, kus on 10-kordne hinnavahe, või on ta siis nüüd tootmisala või sadama teenendamiseks kasutatav maa ja järelikult ikkagi tootmismaa hulgas, et siis järgneb sellele pikk kohtuvaidlus või?
Mina ei ole pädev sellele küsimusele vastama, aga võib-olla see on nüüd see koht, kus Mirja saab võtta sujuvalt jutujärje üle. Et Mirja on meil katastri ja sihtotstarvete teemaga oluliselt rohkem kursis, et No nii, aga võib-olla siis tõesti, jah, lähemegi siis võib-olla nii-öelda meie teise päevakorrapunkti juurde. Marje on äkki valmis kommenteerima siin. Marje tõstis käe. Ja Marje tõstis käe. Palun, Marje. Seda ma ei saa kommenteerida, et vaide esitamist ja kõik nii edasi. See on üsna loogiline, et nii võib juhtuda ja võib juhtuda ka kohtuvaidlus. Küll aga kui me räägime sadamast, siis sadamas määruse muutmise korral ükskõik, mis sihtotstarve ta on, ta läheb ikka tootmismaa järgi. Kui me sadamast räägime ainult. Räägime hindamisest. Just, jah, hindamisest. Ehk siis väärtust arvestatakse olenemata sellest, et on transpordimaa ikkagi tootmismaa järgi. Et ma ei tea, kas ma nüüd vastasin vähemalt osaliselt sellele küsimusele. Ja, osaliselt, jah. Ja ülejäänud ilmselt võtab Mirja enda peale. No nii, aga lähme siis teise teema juurde ja see on siis konkreetsemalt sihtotstarvete muutmine. Mirja, palun. Tere kõigile. Kuulete ja näete. Veronika, näete mind? Ja. Tervist ka siis minu poolt. Mina olen Mirja Luik, maakatastri nõunik. Ma olen Maa-ametis juba päris pikalt töötanud ja kui me räägime praegu sellest hindamisest, selle eelmise hindamise ajal olin ma Maa-ametis ja ise seda viisin läbi Rapla maakonnas ja seda tausta siis tõesti tean natuke, siis tõesti olnud meil mingeid andmeid, käis rohkem nagu, tahtsin nüüd öelda, võrdlusega, et seal vallas võiks selline olla ja väga suur mõju oli ka kindlasti kohalikel omavalitsustel, et suhtumine oli ka erinev, et mõni tahtis, et kuidas me nii viletsad oleme, et me oleme ikka rohkem väärt, paneme hinna kõrgema. Ja teine jälle ütles, et meil oleme siin nii viletsad ja vaesed, et paneme aga väiksemad, aga eks seal ikka võrdlusmoment oli sellega, et kus ta asus ja muidugi põllumaadel oli ka see, mis selle põlluväärtus oli või hind, ühesõnaga mullast olenes. Aga jah, eks ta rohkem selline tunde järgi käis see asi tol ajal. Ja sellepärast tõesti võis olla, et Tallinna ümbruses ja seal ikka väga palju hinnati võib-olla seda asja üle ja nüüd ongi need probleemid meil olemas. Aga see selleks, mina räägin teile sihtotstarvetest. Üldjuhul ütleme niimoodi, et katastriüksuse sihtotstarve on katastriüksuse kasutamise otstarve. See, milleks seda katastriüksust kasutatakse, see sihtotstarve peaks ka olema sellel katastriüksusel. Ja sihtotstarvete määramine on täielikult kohaliku omavalitsuse pädevuses ja seda reguleerib maakatastri seaduses paragrahv 18 ja välja on toodud ka erisused, mis on maakatastri seadus paragrahv 18 sekunda. Maakatastri sihtotstarved on üldjuhul väga palju meil praegu maareformi aegse sihtotstarbega. Kus on tehtud mingit maakorraldust, seal nagu on uuesti määratud, aga kus ei ole, on nad ikka võib-olla isegi 25 aastat tagasi määratud. Aga mis seal vahepeal on juhtunud, seda ei ole keegi nagu vaadanud. Nad on jäänud ajast aega üheks ja samaks. Nii palju kui seadus muidugi on muutnud siin neid sihtotstarbe liike, siis on seal midagi muudetud, aga üldjuhul on nad jäänud sellest ajast. Ja nüüd olekski vaja need asjad ikkagi üle vaadata, et need andmed saaksid korda. Sihtotstarbe määramine on täielikult kohaliku omavalitsuse otsustada. Nemad peavad kindlasti maaomaniku kaasama. Iga haldusakti tegemisel peaks maaomaniku kaasama.
andma teada maaomanikule, et vaat nüüd meie hakkame sinu selle katastriüksuse sihtotstarvet muutma ja ootame ära tema seisukoha. Me ei pea ootama mingisugust taotlust, seda ei ole vaja. Kui ta teeb selle, no siis saab eraldi vaadata, aga üldjuhul algatab ikkagi, võib algatada seda kohalik omavalitsus. Kui inimene vastab ja ei ole selle asjaga nõus, kui ta põhjendab, miks ta ei ole nõus, siis kohalik omavalitsus peab kaaluma, kas need argumendid on pädevad ja jätab selle sihtotstarbe võib-olla muutmata. Aga kui ikkagi maaomanik lihtsalt ütleb, et ma ei taha või midagi taolist ja tegelik maakasutus on ikka hoopis teine, mis praegu on see sihtotstarve, siis tuleb see haldusakt ära teha ja saata see omanikule. Ja kui omanik siis hakkab kaebama, siis tuleb nagu iga haldusaktiga nii vaidlused ja võib-olla ka üksikutel juhtudel ka päris kohtusse minekut. Ma ei tea, kas sihtotstarbe pärast praegu keegi on kohtus käinud, ma ei oska seda öelda, meil ei ole seda infot olemas. Võib-olla on. Aga ikkagi seda tuleb teha ja kaaluda. Kaaluda, kuidas see õigesti saada. Ja just neid selliseid erijuhuseid, kus tõesti väga palju on muutunud tollest ajast, kui ta esmakordselt pandi. Ma toon neid üldiselt sellised mõningaid näiteid teile, kus see on lihtsalt Eesti pealt juhuslikult võetud näited, kus on meie jaoks nagu see sihtotstarve natukene imelik, aga kuna me ei tea tausta, meil puuduvad andmed, miks ta sedasi on määratud, siis me ei saa ka öelda, kas ta on õige või on ta vale. Näiteks nii selline asi, mis on praegu väga palju päevakorras, on need päikesepargid. Antud juhul on selle maaüksuse sihtotstarve maatulundusmaa. Aga näha on, et siin on tehtud ilusad päikesepargid, aga sihtotstarve on jäänud muutmata. Siin on nüüd võimalus, kas see antud juhul ei ole terve katastriüksuse peal neid, siis saab määrata liitsihtotstarbe, näiteks tootmismaa ja maatulundusmaa. Meil oli selline juhus, kus ükskord küsiti, et kui lammas siin nende päikeseparkide vahel käib, et kas siis võib ka panna maatulundusmaa. No kui ta kasutatakse tõesti lambakarjamaana ka, miks siis ei või? Aga igat asja tuleb nagu eraldi vaadata, et mis ta tegelikult on, aga kindlasti ei saa olla ta ainult maatulundusmaa. Siin peaks olema ju tootmismaad ka. Kui te annate endale sihtotstarbe või selle ehitusluba näiteks sellise pargi ehitamiseks, siis vaadake ka kohe sihtotstarbe üle. Teil on ehitusluba antud, vaadake, kui naabertoas võib-olla on see sihtotstarbe muutja, et andke talle edasi, nad saate ju kohe sellega sihtotstarbe õigeks teha. Aga kui jääb tegemata, siis võib-olla hiljem tõesti läheb meelest ära ja jääbki see maatulundusmaa siia. Aga ta ei ole praegu õige meie seisukohalt. Võib-olla vallal on mingid muud argumendid, sellepärast meie ei oska otse öelda. No näiteks hüdroelektrijaam on siin, aga sihtotstarve on maatulundusmaa. Kas siin on vajalik muuta, mis siin tegelikult on, meie seda ei tea, aga kohalik omavalitsus kindlasti oskab vaadata ja võib-olla siin peab ka sihtotstarvet muutma. Jälle selline mõttekoht. Vabandust. Telefon viskan ära. Siis võtame järgmise, näiteks selline koht, üksik elamu. Siin on näha, et nähtavasti seal on elamu, aga praegune sihtotstarve on sihtotstarbeta maa. Ta on kunagisest ajast nähtavasti jäänud, ehitus on peale lubatud ja ikka ta on sihtotstarbeta maa. Siuksed jälle vaadata üle, mis siin siis tegelikult on. Meie ei tea, kas ta on seal äri, on ta elamu, aga kohalik omavalitsus teab ja siia tuleb kindlasti see sihtotstarve muuta. Tähendab, meie ei saa öelda, et te peate muutma, aga loogiline,
loogiline oleks. Näiteks järgmine sihtotstarbeta maa, see on Tallinnas minu meelest. Ilusad autod sõidavad, siin kõik on, see on jälle sadama alal ja on sihtotstarbeta maa. Jälle peaks mõtlema, mis ta siis on, kas ta on siis nüüd transpordimaa või kohalikul omavalitsuse pädevuses jälle otsustada, mis tegelikult on. Kindlasti ta ei ole sihtotstarbeta maa, sest seda ju kasutatakse sihtotstarbeliselt. Aga sihtotstarbeta maa, nagu te teate, on ju, ütleme siis niimoodi, et näiteks maamaksu seisukohalt on ta kindlasti selline, mis ma ei oska seda metoodikat muidugi kommenteerida, eks need tegijad teavad, aga kindlasti ja ka ütleme, minu jaoks on see, et õigluseni õige, et kõigil oleks ikkagi ühtlane ja õige, et ka naabritel. Näiteks sellised asjad, see tuli juhuslikult teile välja. Praegune sihtotstarve selle maatükil on veekogude maa. See on linnast tiheasustusega alas. Või ta ei ole linn vist isegi, ta on mingi alev. Mis on tegelik maakasutus? Mis on hoonete otstarve? Selle järgi peaks nagu vaatama seda asja. Kindlasti ta ei ole veekogude maa, siin pole tilkagi vett. Aga meie ei tea, võib-olla siin on mõeldud mingi auk kaevata ja siis teha siia veekogu. Aga nii kindlasti ta praegu ei ole veekogude maa. Näited on lihtsalt Eesti maa pealt võetud suvaliselt, juuksed on kindlasti veel, aga lihtsalt see oli, mis esimese näite, see oli enne juba, oli enne Veronikal ka see näide. Samuti jälle üks on elamumaa ja teised on maatulundusmaad. Asi peaks olema ikkagi nagu ühene lahenemine, kas võib-olla on antud sellele ühele tükile näiteks ehitusluba. Meie seda ei oska öelda ja teistel tükkidel ei ole. Aga kui seal nüüd mingit ehitusluba midagi ei ole, miks nad siis erinevad on? Kas nad on elamumaad või nad maatulundusmaad? Omanike seisukohalt peaks see lähenemine nagu ühtemoodi olema. See oli ka Veronika. Mis on tegelikult nende hoonete tegelik otstarve praegu? Seda saab kohalik omavalitsus ju välja selgitada ja määrata ikka siia mitte riigikaitsemaad, vaid mis tegelikult see praegu on. Korralikud hooned tunduvad olema, tiheasustus ei ole nagu loogiline, et siin lihtsalt mingi riigikaitsemaa, mida ei kasutata enam. Tegelikult kasutuse järgi palume siis võiks nagu määrata ja üle vaadata. Siin on jälle transpordimaa, jälle üks raudtee näide. Siin on sadama territooriumil on üks järsku on raudteemaa, teised raudteed on transpordimaad, et need ka vaadata ja läheneda nagu ühtemoodi nendel. Et just see minu jaoks on ka nagu ka oluline see, et me läheneme kõik omavalitsuse territooriumil ühtemoodi, et me ei tee ahesid, et sellele raudteele paneme nüüd transpordimaa ja teisele paneme siis tootmismaa, et nagu ühtemoodi. Selles mõttes võiks nagu läheneda. Siin näiteks Tallinna linn, see on meil siis nüüd sotsiaalmaa, kus siin on kardirada, hooned, tegelikult on ta eraomandis. Nii, nüüd oleks vaja, sotsiaalmaad kindlasti ei ole, sellepärast et sotsiaalmaa on meil kehtetu sihtotstarve. See on parandamata kohalikul omavalitsusel. Ta võib olla ühiskondlik eetiste maa, aga mitte kindlasti sotsiaalmaa. Sellist sihtotstarvet meil enam ei ole. Kas siin nüüd toimub ka äritegevus? Näiteks siin saab, ütleme, sõita nende kaartidega mingi raha eest, sest ta on eraomandis. Seda meie ka ei oska öelda, aga kindlasti ta sotsiaalmaa ei ole. Jälle üle vaadata ja määrata siia õige sihtotstarve. Siin pikemat aega oleme me nüüd tegelenud juba nende sihtotstarvetega, mis on kehtetud ja siis lubamatu kooslusega. Enam-vähem kõik kehtetud sihtotstarbed on korda tehtud kohaliku omavalitsuse poolt, kuid näiteks seesama eelmine näide, kus oli see sotsiaalmaa, mis on praegu korda tegemata, see on kehtetu sihtotstarve, seda ei ole enam.
ja ta on ikkagi meil andmebaasis olemas, ta on määramata uuesti. Siis seal on ka mäetööstusmaad, kus on täpsustada vaja mäeturba ja kas ta on mäetööstusmaa või turbatööstusmaa. Need on ka mõned omavalitsused veel tegemata. Ja siis väga palju on neid, kus on lubamatu kooslusega. Maatulundusmaa ja elamumaa on koos. Neid on ka parandamata ja neid on 134 tükki, ega neid Eestimaal väga palju ei ole. Enamus kohaliku omavalitsus on väga tublid, on kõik korda teinud, on ära määranud ja üle vaadanud, sest me oleme neid tabeleid ikka saatnud mitmeid kordi. Ja väga palju on, kus on sihtotstarbeta maa koos elamumaa, ärimaa, transpordimaaga. Seda ei tohi olla. Sihtotstarbeta maa sai ainult koos olla maatulundusmaaga ja mis teine oli, see on see paragrahv 18 sekunda, seal on öeldud, millega võib olla koos, aga see on vale ja kindlasti on siin tagapõhi, ma tean näiteks Valga linn, kuigi Valgatist täna siin ei ole, seal kunagi pandi neid elamumaad, et inimestel tuldi nagu vastu väga suured, võib-olla ka linn tahtis sellest maast lahti saada, mis Läti piiri ääres seal oli, et inimesed erastaksid seda ära ja siis pandigi niimoodi, et elamumaa ja natuke pandi siis seda sihtotstarbeta maad. Tollel ajal, kui neid tehti, oli see võimalik, aga praegu täna ei ole õige, seal peaks nad üle vaatama ja Valgas on neid hästi palju. Kindlasti siis ka näiteks nendest asjadest, mis me siin nüüd oleme rääkinud, sõltub ju väga palju ka teie tulu, teie valla või kohaliku omavalitsuse tulubaas. Ja kindlasti minu jaoks on ka näiteks või meie jaoks oluline, et oleks nagu ühtlane ja oleks ka õiglane inimeste ja omanike suhtes. Tõesti, kui näiteks siin Veronikagi ütles, nende poole on ka pöördunud, et miks mul on nii ja miks mul on naa, et miks naabril on teistmoodi. Just see on ka väga oluline. Jah, need jäägid on tulnud meil maareformist, aga neid asju peab nüüd lihtsalt hakkama üle vaatama. Kindlasti me annaksime teile nõu, nüüd on omavalitsused meie poole ka pöördunud, kuidas määrata mingit sihtotstarvet. Kindlasti me aitame, aga me ei saa ise seda konkreetselt öelda, me ei tea kõike nüansse, aga abi ja nõu me kindlasti anname ja soovitusi. Ja seda, et millised näiteks need vead või neid näited näiteks praegu, mis ma sealt tõin, et kuidas neid üles leida ja vaadata, et mõningal määral saame ka kindlasti me siin aidata, kui te meie poole otseselt küsimustega pöörduksite. Me ei tee mingit sellist analüüsi, kus need, aga kindlasti neid kohalikke omavalitsusi, kus kellel tekib see soov ja tahe asju hakata üle vaatama, seal me saame ju ka mingid analüüsidega otsida välja selliseid katastriüksusi, kus meie nagu ütleme näiteks seesama veekogude maa on ja ühtegi üldse vett ei ole, eks ju, niisugused asju aidata teil välja otsida, kui te ise ei oska seda teha või teil ei ole võimalik. Et pöörduge julgelt ja katsume aidata. Ja alustame selle tööga. Mis meil praegu on, see, mis mul siin tabel on, kus on need kehtetud ja lubamatu kooslus, me saadame neid jälle omavalitsustele uuesti laiali, kellel neid on. Ega neid kõigil ei ole, nende enamusel on väga tublid olnud, ära parandanud, aga osadel siin on, et me saadame uuesti ja palun hakake neid tegema. Kui teil on abi vaja, mõtleme koos. Aga teeme need asjad korda, sest ei saa olla seaduse vastaseid sihtotstarbeid. See ei ole nagu loogiline ja kui me tahame asja korda saada ka maamaksu seisukohalt, et siis hakkame koos seda asja siis tegema. Ega ma ei oskagi rohkem praegu rääkida sellist, kuidas üldse sihtotstarbeid määrata ja nii edasi. Selle kohta, ma arvan, kõik on väga kogenud inimesed kohalikes omavalitsusest. Aga jah, niisugused konkreetsete küsimuste puhul ja kaasuse põhised, et saatke siis meile need küsimused ja proovime koos. Ärge kartke küsida. Ja ärge kartke ka seda, et alustate näiteks mingite sihtotstarvete korrastamist. Põhiline, et te kaasate omanikud, see on kõige tähtsam.
et ei tee selja taga mingeid otsuseid, vaid kaasate ja enamus inimesi või omanik on ju ütleme arusaajad. Kindlasti tekib osadega konfliktidega, midagi pole sinna teha, eks siis peab need asjad koos lahendama. Aga tänan teid, kui küsimusi on, siis. Ja siin näiteks on nüüd chatis, meil siin on üks vestlus Kerli Pajupuu ja Marje Kolmar-Grüneli vahel. Aga ärme sellesse vestlusesse sekku, aga Elmar Luha on märkinud, et maade riigi omandisse jätmisel Maa-amet ise soovib, et sihtotstarbeks määratakse sihtotstarbeta maa. Jah, see on nüüd olemas meil selline paragrahv, sellest ma ei rääkinud, aga ma ütlen teile. Paragrahv 20 lõige 7, see on maakatastri pidamine maareformi ajal, see on maakatastri seadus. Vaadake seda paragrahvi, kohe teile ütlen, paragrahv 20 lõige 7. Maareformi läbiviimisel tuleb katastriüksusele määrata ehitise kasutusotstarbest, tegelikust maakasutusest või detailplaneeringust tulenev sihtotstarve. Kui maaüksusel ei ole ehitist ja puudub põllu- või metsamajanduslik potentsiaal, tuleb maaüksusele määrata sihtotstarbeta maa sihtotstarve. Meie Maa-amet nagu läheneb selle kaudu, et siis, kui ei ole potentsiaali, et siis tuleb sihtotstarbeta maa määrata, metsa- ja põllumajanduslik. No, seda ikkagi ju siis, seda kas on sihtotstarve või ei ole, või kas on potentsiaal või ei ole potentsiaali, seda ju hindab kohalik omavalitsus. Jah, te võite selles suhtes minu igal juhul ütlen ka, et kui ikkagi on mingisugune metsatükk näiteks, siis tal on ju või põld. Ei saa olla sihtotstarbeta maa. Ma saan aru, mis see taga on, aga siin vaidlused on minu teadmisel olnud põhiliselt linnades või tiheasustusega aladel, kus on kohalik omavalitsus on nagu tahtnud oma üldplaneeringu järgi määrata näiteks elamumaa, kus on elamumaaks ette nähtud maa. Ja siis meie oleme või meie Maa-amet on et ikka peab olema sihtotstarve. Selle üle on vaieldud ja nüüd on see paragrahv siin olemas, mis ütleb jah, et kui on põllumaaga metsamajanduslikku potentsiaali ei ole, et siis tuleb sihtotstarbeta maa panna. Ja kindlasti on neid tükke, kus on just tiheasustuses. Isegi sellisel juhul, kui seal on üldplaneeringu aluselt elamuala. Jah. Me ise just äsja praegu rääkisime ju teistpidi, et katsume lähtuda võrdselt ja teha kõigile niimoodi, et oleks õiglane ja kui selles samas piirkonnas on elamud ja siis see on ju potentsiaalne elamuala ja siis, et olgugi, et seal ei ole hetkel. Jah, ma saan aru teist. See on täiesti õige lähenemine, aga praegu jah, meie nagu Maa-ameti seisukoht või Maa-ameti, praegu on kasutatud seda paragrahvi ja valdati või kohalikud omavalitsused ongi määranud siis seda sihtotstarbeta maa. Ja kindlasti need, mis siin nüüd masskandega tehti. Te võite tegelikult, kui kellelgi on selle kohta nüüd täpsemalt küsimus, siis pöörduda maareformi osakonna poole. Meil on Maire Salu, tema oskab võib-olla sellest täpsemalt rääkida, aga ta praegu on puhkusel ja me ei saa teda praegu kaasata, sest tema seda tausta ja seda teab, sest ta on nende üle nagu sellega vaielnud ja siin ma tean, Põlva vald siin vaidlesid pikalt. Aga ma nagu täpsemalt ei tea, sest ma ei olnud sinna kaasatud, aga see juhus on olnud meil jah. Aga selge, sellega tegeleme. Jah, tegelege ja pöörduge maareformi osakonna poole, et äkki nad oskavad täpsemalt selgitada. Miks ta seda paragrahvi? Veronika soovib seda sama teemat kommenteerida. Ja siis mikrofoni ka, palun. Jaa. Et tahtsin seda sama teemat kommenteerida, et kui Mirja ütles, et see on nagu Maa-ameti seisukoht, siis mulle tundub, et siin on ka Maa-ametil ikkagi natukene see praktika muutumaas või muutunud, et 2018 vist see paragrahv sinna tekkis, eks ju, et tuua selgust maareformi käigus ja kogu aeg see maareform on olnud nagu niisugune number 1 seisukoha kujundaja.
aga nüüd näiteks viimase aasta jooksul on Maa-amet, vähemalt kui ta paneb maid müüki, väga tõsiselt suhtub sihtotstarbe muutmisse, et see on nagu, ma arvan, oluline siiski, et see meelsus on ikkagi ka meie majas rohkem natukene, mitte ainult maareformi põhine. Ja teine oluline asi, mis arutelud siin on tegelikult olnud, et tegelikult kogu see sihtotstarvete ja kasutusotstarvete regulatsioon vajab korrastamist. Seda me oleme siin viimase paari aasta jooksul ka kogenud nii-öelda poliitilisel tasandil keskkonnavaldkonna arengukava väljatöötamisel koostöös siis ka planeeringupoliitika inimestega, et tegelikult see projekt meid võiks ees oodata, et meil on ju täna ka need klassifikaatorid on nii palju ja kohati see maailm ongi keeruline, see vajab lihtsustamist, aga see kindlasti ei ole ka 1-2 aasta töö. Aga loodaks, et läheb selgemaks ja paremaks, et ja kindlasti võib-olla need samad, mis on meil praegu maareformi läbimata, kui te ikkagi näete, et seal on näiteks potentsiaalselt riigi omandisse minevad maatükid, ma ei tea, kas need praegu on, mis siit, nad tehti masskandega, nad tehti automaatselt kõik ära sihtotstarbeta maana. Ja nad ongi praegu seisavad sedasi, neid on väga väiksed tükke, aga on ka suuri tükke, kus veel maareform on läbi viimata. Ja kui te näete, et need on mingid metsatükid, on mingid põllutükid, tõesti, seal saab ju sihtotstarve ära määrata, sest ta on ju maatulundusmaa, ta ei ole sihtotstarbeta maa, kui me kasvõi kui me ka selle paragrahv 20 lõige 7 lähtume. Sinna peab ära määrama. Aga kuna ta tehti automaatselt, siis kõigile pandi see sihtotstarbeta maa ja nüüd on vaja siis igal kohalikul omavalitsusel nagu üksiku haldusaktiga siis nagu neid hakata muutma. Aga osadesse kohtadesse pole jõutud ja nad seisavadki sihtotstarbeta maana. Nii et mina arvan, et kui te olete sellised, tahate oma asju korda, et vaadake siukseid tükke ka. Kindlasti nende pisiribadega ei ole võib-olla mõtet, seal tuleb ta selle juurderastamisega niikuinii ta muutub ja neid ikka päris palju tehakse, eriti Tallinnas ja Tallinna ümbruses, et seal ta läheb nagu naaberkatastriüksuse omaniku kasutusse ja see sihtotstarve muutub selle käigus. Aga just siuksed, võib-olla teil on niisugused suuremaid, kus on veel maareform läbimata ja sihtotstarbeta maana. Võib-olla teil on selliseid. Aitäh, just. Ma nüüd võtan siit nüüd vahele. Sirje Selart on küsimus, käsi püsti. Palun, Sirje. Tahtsin tuua teile näite. Lääne-Nigula vald käis kohut Maa-ametiga sihtotstarbe määramise puhul Risti alevikust potentsiaalsel elamumaal ja leidsime kompromissi, aga ma tahaksin kõigile soovitada väga tõsiselt motiveerida ja kaaluda seda sihtotstarbe muutmist, sest meie oleme kohtumenetluse läbi teinud Maa-ametiga. Kuidas see kohtumenetlus lõppes? No me korrigeerisime ära nii, nagu Maa-ameti soov oli sihtotstarbeta maa elamumaa tegelikku. Need üksikud on käinud, jah. Et tegelikult on ikkagi siis niimoodi, et kogu see jutt, mis me siin täna oleme rääkinud. Jah, see ei ole, just ei kehti Maa-ametile. See on rääkinud, kogu meie jutt on rääkinud sellest, et maa sihtotstarve peab olema õige. Ja ta peab olema võrreldav ja ta peab olema õiglane. Ja kogu see meie maade hindamine, lähtudes turuväärtusest ja kõigest muust, see on ju sellest rääkinud. Ja ka naabrite suhtes peab olema ta õiglaselt kohaldatud, ei saa olla triibuline asi, kui ei ole olulisi erisusi seal juures. Nii et ei Maa-ametile rakendub see täpselt samal viisil nagu ka kõigile teistele selles õigusruumis osalejatele ja Maa-amet ei ole siin mingi eriline püharism. Peab rakenduma, isegi kui me oleme mingi kaitsva paragrahvi endale seadusesse saanud. Ja teine märkus on veel see, et mina saan aru, et 22 hindamisega ei saa pindala muutuda. Hindamine ikka pindala jääb samaks, aga praegu, kui me võrdleme statistikat Maksuametis ja Rahandusministeeriumis olevate numbrite põhjal, siis meil on väga suured erinevused pindalaliselt. Et kuidas seda on vaadatud? Me oleme siin Suleviga mitmed korrad seda puurinud ja juurinud, et kuidas saavad vahed pindalas tekkida peale hindamist.
seda tuleb nüüd täitsa siis eraldi vaadata kaasuse põhiselt, sest hindamine ei muuda pindalasid. Hindamisel me kasutame katastri andmeid ja katastri andmed omakorda ju tuginevad meie Eesti topograafia andmekogu andmetele, et kuna seal on ka andmevahetustes nüüd uuenenud neid linke, siis sealt võib see tulla, aga siin ei ole süüdi hindamine, vaid kataster uuendab andmeid. Ma täpsustan jah natukene siia juurde, tõesti need pinnad võivad muutuda, seesama, mis Veronika nüüd ütles, seesama topograafia, siis täpsustuvad näiteks mõõdistamistega pind. Kui naabrit mõõdetakse, saame me täpsemad andmed, muutub ka teise naabri, võib muutuda, ei pea muutuma, aga võib muutuda teise naabri pindala, selle katastriüksuse pindala. Kindlasti, mis on nüüd need mereääred, mis me praegu teeme, me teeme ju kaldakinnise asju korda. Seal on väga suuri muutusi osadel katastriüksustel. Kui nüüd on siin ja see toimub pidevalt. Nii kui me teeme, meil on ju automaatselt uue maksustamishinna arvutab see programm meil ju iga kord, kui me pindala muudame, muutub ka maksustamishind. Nii et need on omavahel ju seotud. Aga maksuametis nad ei kajastu. Tähendab, et nad on kõik maksuvabad maad maksuametis. Ootake, mismoodi? Ei saa olla, ta peab ju... Siin tuleb vaadata üle rahulikult need infovood, et ma ei tea, võib-olla Riita oskab maksuametis seda kommenteerida, aga me vist siin praegu seda niimoodi ära ei lahenda. Siin on mingi infosüsteemide omavaheline süntimise teema, mulle tundub. Mis seisuga väljavõtted kuskilt on võetud ja et siin on ju ka veel praegune süsteem ja uus süsteem. Need on eilse seisuga maksuametist võetud välja. Me muudame... Siri ja ma arvan, me peame siin konkreetselt üle vaatama mingi hästi konkreetse juhtumi, et kust meie andmed saame Maa-ametist, millisest täpselt sealt osakonnast, mis kaudu see andmestik meelega liigub, et tuleb see jada selgeks teha ja siis üle vaadata, et siin muud moodi sellele jälile ei saa. Sest meie saame kõik andmed, need maad andmed saame ikkagi ju Maa-ametist. Jah, see peaks automaatselt minema. Ja kajastub ju järgmine päev, ega ta samal päeval, kui me muudame, siis järgmine päev peaks minema igal poole need õiged andmed juba nii kinnistusraamatusse kui muudesse andmebaasitesse pidevalt muutub ja automaatselt arvutab ka uue maksustamishinna meil praegu. Nii et ei tohiks olla seda, siin on mingi tehniline probleem, miks nad ei muutu. Kindlasti peab muutuma. Me ju iga päev siin ju väga ja ma ütlen, et kalda kinnise asjadega, kui teie siin enamusvaldu vist ongi praegu siin mereäärsed või ütleme mitte mere, aga avalike veekogude äärsed, et seal võib olla praegu väga suuri muutusi. See töö meil praegu käib ja me püüame aasta lõpuks ikka enamuse ära teha, et järgmise aasta maamaks, kui nüüd arvutatakse, et siis juba saaks õigete pindadega. Ma korra küsiksin veel enne, kui ma Marjele annan sõna, et seesama, et kui me rääkisime siin sadamatest ja tootmismaadest ja siis me saame nagu aru, et mingisuguse konkreetse katastriüksuse maksusta või väärtuse muutus väga oluliselt ja sihtotstarve ehk siis ja sellega seoses väärtuse muutus väga oluliselt mõjutab maamaksu laekumist selles kohalikus omavalitsuses ja seal on võimalik nagu sadamate teemaga lahendades siis tuua ka leevendus. Aga ütleme näiteks, kes on sellised hajaasustatud maavallad, kellel on siis pikad rannajooned. Ja seal on nüüd siis tegemist siis näiteks maatulundusmaadega, mis on nüüd siis madalamalt hinnatud, et tegelikult ju seal siis kas siis omavalitsus peab lihtsalt leppima selle asjaoluga, et nad on nüüd madalamalt hinnatud, sest seal ei ole meil ju sihtotstarvet ega suurt midagi teha. Praegu tundub nagu niimoodi, et ka enne oli juttu, et 2% on selliseid katastriüksusi või sellist maad, kus hind võib olla langenud, aga siis tundub, et just nende tõttu siis osadel omavalitsustel ikkagi tegelikult tulu langeb, et need 2% omavad olulist mõju. Kuidas see mõju nendel nii oluline on?
Need 2% on rannikualad, jah, tootmismaad ja siis aktiivse turuta maad. Tõenäoliselt sealt tuleb suur osa sellest 2%. Et me ei ole niimoodi välja võtnud nüüd rannikualadel, et palju see väärtuse osakaal seal täpselt oli, aga sihtotstarbe osas võib-olla seal on sellist analüüsi võimalust, et maatulundusmaad muuta ehitusmaaks, kus tõesti ehituspotentsiaal on olemas. Okei. Nii, aga Marjele annan nüüd sõna ja siis Sulevile. Marje, palun. Marjel oli küsimus Mirjale, ja küsimus siis Kerli Paju poolt, et ma siin ei saanud aru kohe, millisest kaasusest jutt käib, aga et küsimus on, et kui maareformi käigus on tiheasustusalal määratud sihtotstarbeks sihtotstarbeta maa ja seda maad ei kasutata, siis on KOV-i probleem, et nad ei oska uut sihtotstarvet määrata. Ei ole elamu tootmisäri ega maatulundusmaa nende hinnangul, et mis siis teha? No me siin juba vahepeal chattisime, ma pakkusin välja, et kas üldplaneeringus ka ei ole võimalik seda lahendada ja vastus on, et see lause pool sealt maakatastri seaduse paragrahv 18 lõige 1 punkt 1 ei ole rakendatav. Et mis siis teha? Ühesõnaga, et detailplaneeringu kohustusega ala, aga detaile ei ole. Et selle lauseosa rakendamise eeldus on, et ei ole detailplaneeringu kohustusega ala, et mis siis teha. Minule tundub, et siin on ainukene variant on tegelik kasutus, aga Mirja, kuidas sulle tundub? Mis seal siis tegelikult on? Tähendab, saab ju ega see sihtotstarbeta maa näiteks nii kaua jätta, aga kui ta on eraldi katastriüksus, siis saab teda panna, aga kui ta saab liitsihtotstarbeks panna, elamumaa ja sihtotstarbeta koos. Kui nüüd selline juhus on, siis peab ikka vaatama, kes seda maad seal tegelikult ka kasutab. Ja milleks teda kasutatakse või seisab ta tõesti siis jõuda. Ja niisugused maid on küll meil tiheasustustes, kus ongi, aga kellegile ta ju mingi eesmärgiga on antud. Jah, kommentaar. Neid peaks ikka vaatama. Et seisab jõuda. Nojah, et seisab jõuda ja ka mingisugune potentsiaal tal ikkagi on, ei ole siis. Tiheasustusega alas seisab niisama maa. Ma ei tea, kus see muidugi on, aga võib-olla on need tükki küll. Tegelikult, kes see küsis, Sirje, et äkki sa konkreetselt saadad selle koha, vaatame seda koos siis või arutame selle üle, mis seal võiks ju olla. Ega me ei saa teile ette öelda. Küsis Kerli Pajupuu. See on, ma mõtlesin Sirje. Kerli on mis vallas meil? Ühesõnaga, võib-olla saab niimoodi läheneda, et vaataks nagu eraldi neid kohti. Ma saan aru, seal on mured ja sama Valga näidegi, kus on tõesti suured elamumaad ja on pandud sinna sihtotstarbeta maaga. Ta ei tohi seadusjärgu koos olla, et mis see lahenduseks on. Seal võib-olla on see sama nagu probleem. Kas tal on üks katastriüksus või on mingid liitsihtotstarbed vaja panna? Saab ka liitsihtotstarbed panna. Räägiks äkki, Kerli kuulab, äkki saadad neid kohti, mis sul pureks on, vaatame neid. Ja just, aitäh, aga Sulev Liivik käsi püsti, palun Sulev. Tahtsin kommenteerida seda Neeme küsimust, et kuidas need 2% maadest, et kus need maad hinnad teevad samaks või vähenevad, et kuidas need mõõtavad nii palju maamaksu laekumist. Põhjus on nagu selles on, et languse puhul tuleb maamaksu langus täiega, selles mõttes, et seda ei ole mingisugust põrandat ees. Et kui see maamaks langeb selle tõttu 20%, aga 20 või 50 nii palju langeb, nii palju langeb. Aga tõusude poole pealt on 10% iga pool ees ja siis ikka tõenäoliselt niimoodi juhtuda, et tõuse nii palju ei ole ja need ei tasakaalusta seda langust ära.
tasakaalustada nende langevate maksustamise hindadega maade tekivad see maamaksu langust ei tasakaalustada teised tõusud lihtsalt ära. No see tähendas ka tegelikult ikkagi tõenäoliselt seda, et nende maade esialgne väärtus oli niivõrd palju kõrge, et ta niivõrd palju oluliselt mõjutas siis omavalitsuse maamaksu laekumist. Et sellel 2%, ma ei tea, mis iganes tööstusaladel, sadamatel, rannikualadel oli maksustamishind nii palju kõrgem, et ta lihtsalt siis moodustabki niivõrd palju olulise osa kogu omavalitsuse maamaksu tuludest, et kui seal siis nüüd see maksustamishind või väärtus langes ümberhindamise tulemusena ja siis täpselt nii, nagu Sulev seda kirjeldas, et siis ta mõjutas siis kogu omavalitsuse maamaksu sellisel määral. Aga see on jah päris kummastav, et seal võib olla ju sadu ja tuhandeid hektareid muid maid, maatulundusmaid väljaspool näiteks rannikualasid. Aga rannikualade maamaksustamise hind oli siis nii palju kõrgem lihtsalt. Tõenäoliselt siis niimoodi. Nonii, aga vaatan veel otsa 36 inimesele meie koosolekul ja küsin veel, et kas on praegusel hetkel küsimusi Maa-ameti inimestele, Sulev Liivikule või siis konkreetseid ettepanekuid. Sirjel on käsi püsti. Nii, ja Kalle Toomet tõstis käe. Kas Sirjel on käsi püsti jäänud või Sirje soovib veel? Ma täiendaks sellega, et nüüd on Sulev ka olemas, ta võiks nagu ka seda võib-olla kommenteerida. Ma eile vaatasin veel üle seda statistikat Maksuametil ja vahe Rahandusministeeriumi ja Maksuametiga on -41 000 Lääne-Nigulal maamaksus. Ja see on pindalade erinevus põhimõtteliselt ja seal vastuses, Maksuameti vastuses oli, et maakatastri andmete parandamine, rääkisin ka maakatastriga, see ei vasta tõele, need näited, mis on välja toodud, seal on mõõdistatud ja seal on kõik korras. No 41 000 on ikka päris suur summa ju. No see on lisaks sellele 18 000, et kogu see vahe on 59 615. Me kohe kommenteerin seda, et me praegu ootame Maksuametit seda Lääne-Nigula kohta siis täistabelit on ju, kust on need, kus 480 000 sealt välja tuleb. Siis me saame katastriüksused oma tabeliga üle võrrelda ja vaadata, kus erinevus tuleb või on see mingi metoodikas mingi erinevus, seda me ka veel ei tea. Et me saa enne sellele asjasele nagu seda sotti, kui me saame täistabeli Maksuametit. No selge. Ühesõnaga, et Lääne-Nigula teemaga tegeletakse eraldi. Nii, aga oli Kalle Toomet. Jaa, kõigepealt suur tänu Veronikale ja Merjale, et see informatsioon, mida me praegu kuulsime, selles mõttes on arusaadav. Vaadates nüüd omavalitsuste poole pealt, mina vaatan nagu linnade valdade poole pealt, siis võib-olla kõige suurem mure on tõesti see, et ühtepidi me saame aru, et me andmete korrastamine, see tuleb nagu ette võtta. Täna me oleme selle aktsepteerinud, et andmed on ebatäpsed või vähemalt on võimalik neid veel kord üle vaadata ja täiendada ja täpsustada, mis omakorda annaks nagu uued alused ja uued hindamised ja uue tulubaasi omavalitsustele. Küll on hoopis küsimus see, et mis saab hetkel. Täna on ikkagi omavalitsustel defitsiit suur, kas või see sama 19 omavalitsust või 18 omavalitsust, mis seal on, kellel 2000 ja kellel ikkagi mitmed tuhanded, eks, siis kuidas me seda antud hetkel saaksime tasakaalustada. Omavalitsused ootavad nagu seda mõtet, pigem võib-olla rohkem isegi. Ma ei tea, kas sa Sulev oskad nagu sellele mõttele kuidagi oma kommentaare nagu lisada?
Mul on väga raske lisada, et kuna Neeme on ikkagi nagu poliitiku poole pealt, et minister on teadlik ja eks me siis, ma arvan, et teeme vastav eelarve taotluse siis, ega meil midagi muud üle ei jää siin, aga Neeme saab seda võib-olla rohkem kommenteerida. Jah, et ega siin nagu ka Veronika alguses oma ettekandjast rääkis, need võimalikud sammud, et mida praegu saab astuda. Ja üks on siis see, et nagu sa ka ise ütlesid, et need algandmete täpsustamine ehk kas või need samad sihtotstarbete muutmine, see on see, mida siis omavalitsus ise teha saab. Ja teine asi on see, mida siis on siin juba siis algatatud, mis puudutab sadamaid, ehk siis metoodikasse muudatus seoses sadamate erisusega. Ja kolmas on siis nii-öelda pikem vaade, mida ei ole võimalik kiiresti teha, on siis nüüd tootmismaade ja tootmismaadele siis hinnastamisele lähenemine, kui ta praegu oli elamumaade paralleelina võetud või alusel, et see on siis see, millega tegelikult tuleb tegema hakata. Ehk siis mingisugused nendest leevendustest jõuavad kohale 2024. aastal, mingisugused leevendustest jõuavad kohale 2025. aastal. Ja siis viimane see, mida siis Sulev ütles, et kui ka kohe alguses, kui seaduse muudatus oli, siis seal oli seletuskirjas ka kirjas, et vähenemise osas rakendatakse kompensatsioone. Siis see on nüüd see teema, mis siis selgub meil nüüd siis eelarve läbirääkimiste käigus ja praegusel hetkel just ministeeriumid esitavad oma ettepanekuid RES-i järgmise aasta eelarvesse, eelarvestrateegiasse ja eks see on ka üks ettepanek, millega tuleb välja minna. Ehk siis need samad kompensatsioonid, mis ka ju olid nüüd siis kogu selle ümberhindamise juures eelnõus kirjas. Et seal muidugi see tegelik nagu vähenemine oli oluliselt suurem, kui tollal seda osati arvestada. Sulev võib sellest rääkida pikemalt, aga selge on see, et seda kompensatsiooni tuleb ka küsima minna. Nii on. Aga praegu on ikkagi see, et teeme ära selle, mida me saame teha. Et teeme ära kõigepealt omavalitsuste poolt selle, mida omavalitsused saavad ära teha. Teeme ära meil praegu siis lihtsalt ministri määrust kohendades selle, mida meie saame teha ja võtame ka pikema plaani ehk siis kas nüüd siis 25. aasta kontekstis või nagu siin Veronika alguses ütles, et on 4-aastane hindamistsükkel, et siis isegi kui see on järgmise 4. aasta hindamise läbiviimise aluseks, siis seda ju tuleb ka alustada juba nii-öelda 2 aasta pärast. Ehk siis, et ka see on täiesti õigeaegne koheselt nende muudatustega nii-öelda siis hakata neid kokku panema ja siis viia ka siis seadusandja laua peale, kui see nõuab seaduse muudatust. Veronikal on selline nägu, et ta tahab öelda. Jah, sa lugesid mu nägu väga hästi. Et tegelikult 2026, kui me tahame midagi hindamises teha, siis nende muudatustega tuleb ikka kohe täna alustada. Et Maamet on ka ette näinud, et see korral hindamine ei pea olema projektipõhine, vaid tegelikult on see niisugune pidev tegevus, et just sellised, kõigepealt me peame tegema analüüse, siis vajadusel muutma seadust, vajadusel muutma infosüsteemi, et see üsna närviline aeg, mis meil siin 2 aastat ettevalmistamiseks oli, aga me ei taha seda ju korrata. Et tegelikult peaks sellega tegelema nüüd ja kohe. Just, selline kommentaar Kallele. Ma põhimõtteliselt Neeme suga nõus. Et pigem minu küsimuse mõte on see, et see jalajälg on väga kaugele ulatuv. Ehk et see sama 4 aasta periood, kuna me räägime uuest ümberhindamisest või uutest maahindadest, eks ju, siis täna me peame elama ka nende hindamistulemustega, mis meil laual on.
see tähendab seda, et Tallinna linnal on 1,2 miljonit täna ikkagi defitsiit. Rääkimata seda, et Viimsil on 600 000, eks ju. Et need ei ole väiksed numbrid. Isegi need omavalitsused, kes täna räägivad sellest, et tal on 2000 puudu või 3000 puudu, et see ei ole veel nagu märkimisväärne. Aga just nendes suuremates numbrites on see küsimus olnud. Ja meie liikmed tegelikult on päris murelikud eeldades seda, et piirmäärad on meile antud selle 10% kasvumäär, aga teiselt poolt see, et hoopis sellest tulenevalt tema ise ei saa reguleerida, vaid seda reguleerib praegu meie seadusandlus ja teiselt poolt jääbki temal tulubaas nagu väiksemaks. Ja, et ka täpselt siit kommentaariks, et nagu teada olevalt, siis on ju omavalitsuste maksutulu ümbervaatamine algatatud laiemalt ja nii, mis puudutab üksikisiku tulumaksu laekumist, pensionite maksustatava osa laekumist omavalitsusele, sealt edasi, mis puudutab maamaksu ja selle piire ja piiranguid ja sealt edasi kohalike maksude rakendamine, et see arutelu on meil algamas siin ülejärgmisel nädalal ja juba ka sellel sügisel tahame saada lauale ettepanekud niimoodi, et me võimalikult ruttu liiguksime niimoodi, et võimalikult uued tingimused omavalitsusele rakenduksid hiljemalt 2025. aastal. 2024 aasta on juba ka selline, mida me niivõrd enam mõjutada ei saa. Aga ei selge. See, mida Kalle räägib, on arusaadav ja selle teemaga tegeleme intensiivselt. Nii, Sulev, neli kätt lausa püsti. Ei, ma paneks valesti kuidagi. Et ma saan öelda, et see Tallinna puhul see 1,2 vist ikkagi ei ole päris 1,2 on, et me saan nagu tegime need arvustused katastriüksuste kaupa, aga ka siin Tallinna puhul hakkab korteriomandid mängima see 5 euro kontekst siin, et seal ma arvan, see number võib olla pärast väiksem. Aga jah, et me peame ikkagi need asjad maksuametiga joonde saama, aru saama, et kus need vahed tulevad. Ja siis me saame ka järgmise aasta alguses tõenäoliselt täpselt öelda, mis lõpuks see mõju ikkagi oli. Ja 25 on siis kõik lahti, 25 saab ju kõik veel muuta, saab 10% lükata teise kohta, näiteks siis saab kodualusega midagi teha, saab ka määrasid võib-olla sättida, ma ei tea, panna need ärimaale, muule maale, kõik kõrgemad määrad on. Seal 25 on kõik tehtav ja 24 on ikka probleem üleval. Aga oli juttu, et eks me probleemiga on meil teada. Ja siis palju, kui me siis Maa-ameti abiga saame miinust maha, siis see veel järgi jääb, et seda me siis peame ette võtma tõenäoliselt. Aga see on jälle poliitikute otsus jälle. No nii, aga siis veel inimesed, kellele ei ole sõna antud. Kerli Pällo, palun. Nii, kui Kerli veel ei räägi, siis Anti Puuseppal on ka käsi püsti, 3 kätt lausa. Tere, Anti Puusepp, Haljala vald. Et see eelnev jutt oli siin selles mõttes valgustav ja huvitav ja me kindlasti vaatame ka üle enda need sihtostarbed ja asjad. Aga ma ka ütleme juba nii-öelda eelnevalt oskan hinnata, et sealt võib-olla võidame 1000–2000 eurot. Aga praegu maamaksu puudujääk siin eri andmetel on meil 35–40 000. Aga teiselt poolt ma tooks tuua ka välja küsimuse, et aastaid juba on valitsenud ebaõiglus, et näiteks Haljala vald pole saanud ju kaitsealuste maade pealt maamaksu ehk ligi 1/3 meie nii-öelda maamaksu baasist on üldse väljas olnud tegelikult. Ja nüüd praeguses olukorras oleks küll väga mõistlik ju kaaluda, et vähemalt siis sellega saaks meid nii välja aidata. Ja kui oli juttu siin sellest tulumaksu ümberjaotamisest, siis ka see tulumaksu ümberjaotamisega järjekordselt Haljala vald kaotab ligi 20 000. Et põhimõtteliselt nüüd järgmise aasta vaates me peame hakkama arutama siin koalitsiooni ja volikoguga, et kas me hakkame siis, ma ei tea, veel raamatukogusi sulgema, lõpetame igasuguse kultuuri toetamise ära, kas peavad hakkama lapsed siis ka toiduraha maksma koolides, et selles mõttes meie jaoks on asi ikka väga elusurma küsimus järgmine aasta.
Et see jutt, et äkki 2025 või hiljem on midagi parem, see täna meid ei lohuta. Meil on vaja järgmise aasta eelarvet tegema hakata. Aga lisan nii palju, et see maamaks, mida senise tariifi järgi me saamata iga aasta oli circa 165 000 eurot, see on Linnade Liidu andmetel. Ja samas teiselt poolt on siin varem kõlanud ka väide siin eelmiste koosolekutel, et seda hüvitatakse tasandusfondi kaudu. Siis kahjuks Haljala vald on nii äärema, et me ei saa ka tasandusfondi. Jah, selge. Nii on. Haljala on selles mõttes üks 5 omavalitsusest, kellel kumuleeruvad praegusel hetkel mõlemad muudatused, nii üksikisiku tulumaksu laekumise muudatus kui maamaksu muudatus. Et seda, et nendest sihtotstarbete muutmisest laekub 1 või 2 000 eurot, see oli minu küsimus, see oli täpselt samast asjast ajendatud, et kui need teemad või need maad, millest me praegu räägime, sadamad, tootmisalad, rannikupiirkonnad, raudteed sadamates ja nii edasi, et kui nad tegelikult moodustavad ju väga väikese osa omavalitsuse territooriumist, aga nad ometi on mõjutanud oluliselt maamaksu laekumist, siis tegelikult ju tähendaks ka seda, et see sihtotstarbe kohendamine peaks samamoodi mõjutama oluliselt maamaksu laekumist. Siin teatud sadama puhul näiteks oli seal maamaksu erisus oli ikkagi ligi 100 000 eurot aastas. Kui seni on kõrgemalt rakendatud tegemist eraomanduses oleva sadamaga, kui nüüd näikse nagu, et maamaksu summa alaneb oluliselt ja kui nüüd toimub sihtotstarbe kohandamine või metoodika kohandamine, siis jõuab omanikule kohale, et tema olukord ei lähe nii palju hõlpsamaks, nagu ta võib-olla siin lootis esimesed pool aastat. Ja sellest ka minu see kõige esimene küsimus, et huvitav, kui palju sellest tuleb kohtuvaidlusi. Aga sellest kindlasti võib kohtuvaidlusi tulla. Remargi korras lisan, et Haljala vallal pole ühtegi sellist suurt sadamat, meil on ainult väike sadamat, millele see ei laiene. Et meid selles mõttes see sadamate asi meid üldse ei aita. Ja, ei selge. Sulev, palun. Haljala tahtsin öelda, et me oleme ju tegelikult erinevate ministritele, ma ei tea, kas 3 või 4 aastat järjest ettepaneku, et see looduskaitsealade saamatele maamaksu proovida hüvitada, siiamaani pole seda raha riigievast antud, oleme ka praegusele ministrile ettepaneku teinud, et ma ei oska nüüd hinnata, kas see 24 on see otsus võimalik teha. 25 me oleme plaaninud võtta suurde tulubaasi muudatuseni ja kõikide elemendid, kaasa arvatud see looduskaitsealade maamaksu vähenemise hüvitamine. 25 ma usun, et me saame selle tehtud, kui poliitikusega nõus on, 24 on küll keeruline öelda, mida valitsus lõpuks otsustab. Nii, aga küsin veel Kerli Pällo käest, et kas Kerli soovib rääkida? Jaa, tervist. Kas nüüd on kuulda mind, jah? Jaa. Ahah. Et Lüganuse vallast ja olen siin paar kuud nüüd ametis olnud, et eelmine proua läks pensionile ja teen omal järjest siin asju selgeks. Ja vaatan praegu Maksuameti statistikat, et on KOV üldpindalast maksustatud pind ja maksustamata pindala. Et meie vallas on mingil põhjusel see maksustamata pindala sellel aastal nagu väga suureks muutunud, et kas see on samamoodi mingi süsteemide viga või kust see tulla võiks? Kerli, Riita olen Maksuametist, et vaatame selle koos hiljem üle, et siis me saame detailsemalt sinna sisse vaadata, et praegu on keeruline kohe niimoodi vastata, et mis seal muutused on olnud. Et vaatame hiljem koos üle selle. Olgu, teeme nii. Aitäh. Nii, aga selge. Aga siis on niimoodi, et tõmban otsad kokku, meil saab koosoleku aeg ümber ja kokkuvõtteks siis nii palju, et jah, nagu me oleme näinud, siis maade ümberhindamine ja sellega seoses ka maksustamisreeglite muutumine praegu on mõjutanud osasid omavalitsusi negatiivseid ja mõningaid väga suures mahus, täpselt nii nagu meil siin Eesti Linnade Valdade Liidu esindaja ütles, siis
ja me oleme praegu sellega tegelemas. Maa-amet intensiivselt, ministeerium samamoodi, Maksu- ja Tolliamet meil laua taga ja ehk vaatamas, kus kohas siis asi saab minna paremaks. Et iseenesest ja põhimõtteliselt, nagu ka Veronika ütles, ei võetud eesmärgiks iseenesest seda, et see tulu kõik täpselt samal viisil ilmtingimata laekuks, mis 2001. aasta maksustamise alusel siiamaani laekunud oli. Aga sellega on see, et vigu tuleb vältida ja vajalikke muudatusi tuleb teha, juhul kui me vigu näeme ja ka loogilisi vigu. Ja nii ongi, et 3 põhilist asja, siis kiired muudatused ja põhjalikumat ettevalmistamist nõudvad muudatused ja need muudatused, mida siis omavalitsus saab ise ära teha, näiteks siis sihtotstarvete ülevaatamine, kiired muudatused, mida on meil võimalik teha seoses metoodika muudatustega sadamates, mis peaks ka neid suuri kukkujaid praegu aitama, kellest Kalle Toomet rääkis. Ja 3. asi siis mingisugused põhjalikumad metoodika korrigeerimised, mis tegelikult ju mõjutavad ka kõiki neid ülejäänud 50-60 omavalitsust, kellel tegelikult mõju oli ju positiivne ja lõpuks siis liituvad sellele siis kõik omavalitsuste tulubaasi kujunemise põhimõtted, mille üle arutelu me ka koheselt alustame. Nii et probleem on tähelepanu all ja osaliselt saavad siis omavalitsused ise ennast aidata. Osaliselt siis tuleb riik Maa-ameti ja ministeeriumi näol kohe kiiresti juurde ja osa põhimõttelisemate asjadega samamoodi tegeleme. Aga äkki veel Veronika lõpusõna ka tahab öelda omalt poolt kui põhiettekandja. Ma ei teagi, mis öelda, et jah, ma arvan, et me praegu selle hindamisega seda, mis me saime teha, seda me tegime ja hästi oluline, et me siis ka edaspidi neid arendusi hoiame ja oma mudeleid parandame. Ja seda, mis me just enne ka rääkisime Veronikaga, et need on jätkuarendused. Just. Need jätkuarendused ka tuleb eelarvestada ja rahastada ja neile leida ressurss, need jätkuarendused toimiksid. Ja see on üks meie ülesannetest siis meie asutuste järgnevate aastate eelarvete koostamisel. Nii on. Tegelikult üks asi veel, see sama sihtotstarbete alane nõustamine, et kui te saadate neid pöördumisi, et kui need on üksikud ja katastri poole nagu saadetavad pöördumised, siis ma arvan, on hea, kui need lähevad sinna Maa-ameti üldmeilile või katastri osakonda. Aga kui mõni vald nagu soovib tõesti sellist süsteemsemat tuge, et me eraldi kohtume ja vaatame, mida teha annab ja saame nõu anda, siis andke märku võib-olla ka otse meie hindamismeeskonnale, kas minule või Marjale. Et ka vaatame seda mõju siis väärtustele. Eriti kui meil saab see rakendus valmis, et kus on need kõige kiiremad ja olulisemad kohad, kus kõige parem väärtuse kasv tuleks, et selle nõuga saaksime toetada. Selge, see oli väga hea lubadus siia lõpuks. Nii et tänan veel kõiki. Loodan, et kohtumine oli informatiivne ja abiks ja teeme siis seda, mida me kõik tegema peame. Selleks, et meie asjad läheksid paremaks juba ka järgmisel aastal. Aitäh teile kõigile. Näeme järgmisel korral. Aitäh. Kohtume jälle. Kohtume jälle.